Tere päevast kõikidele fännisektori vaatajatele, kuulajatele, uus episood, minu nimi Germo, minuga Matis ja tänane külaline, Unitedi fänn Martti, tere Martti! Tervist mehed! Kuidas sul läheb? Kuidas suurepärane, nii et ütleks, et manu on hoos, et ma arvan, et kui vaadata ajast tagasi, siis Manu fännid on natuke nagu kapis olnud võib-olla viimased 5-10 aastat, aga praegult on hea meel siin olla teie juures. Ma ei oskagi öelda, kas meil on käinud Unitedi fänne siin varem. Õnneks mitte. Vist ei ole, et jah, saame lõpuks selle korgi ka maha. Ja eks me siin õige pea Unitedist jõuame täna rääkida veel söögi alla, söögi peale, aga enne veel jälgime tribüüni, siis jõuab ka teieni need ägedad videod, kuidas siis meil paraku ka noored poisid kaklema läksid, et ikkagi esimesena tuli sealt see info ju laiali, et käime kiirelt seal ka üle, et olete kursis, millest räägin. Et Nõmme United ja Leegioni noored siis läksid omahel kaklema sõna otseses mõttes ja ma ei tea, väga kahetsusväärne juhtum. Kahetsusväärne küll, mina ütleks seda, et kes on noorteliigade mänge vaadanud, siis üldiselt siuke asi ei tohiks üllatust pakkuda, et Leegioni tiim siukest asja teeb. Mina tooksin välja selle, kui Mannet oli Leegioni mängupilt päriselt üldse, ma vaatasin pärast algusest peale ka, siis no... Sa vaatasid mängu algusest? Ei, nagu klapsid läbi, ega neil muud teha ei olnud, kui lihtsalt pikka palli ette laguda kossi peksa, sest nad tõesti nagu ei saanud hakkama, Nõmme United oli nii hea, käitumine oli täiesti häbiväärne, et seal tuleks ette võtta lapsevanemad, koolid ja sotsiaalpedagoogid peaksid tegelema nende õpilastega ja ma ütlen nüüd selle kõva häälega välja ka, mida ma olen varasemalt öelnud, et minust kui Leegion Tallinna jalgpallimaasikust ära kaoks, siis mitte midagi halvemaks ei lähe ja kui see ongi see, mida me seal jalgpalliväljakul tahame näha, siis nagu häbi meie ühiskonnale ja ega siin pikka pidu pole. Ja see on tegelikult väga kurb ja olles ise ka noorena palju vutti mänginud, siis kahjuks tegelikult seda juhtub kogu aeg, et mul endalgi oli, küll mitte Leegioniga, aga selline täpselt samasugune juhtum, et sõideti niimoodi sisse, et Hilka rebend ja oled siuke põhimõtteliselt aasta aega, ei saa mitte midagi teha. Oled siuke 12-aastane poiss, mõtled, et mis teha. Et see on nagu see, mis sa näed, on siuke jäämäe tipp tegelikult. Et tegelikult seda juhtub ja kahjuks need kõige retsimad olukorrad tihti on just seal, kus on erinevad sellised nii-öelda rahvuslikud identiteedid taustal. Et kahjuks see nii on, et seda ei tohi lubada ja seal ma arvan, minu siuke esmane kokkuvõte sellest ongi see, et tegelikult seal on nii suur roll ikkagi treeneritel, kohtunikul, et esiteks kohtunik peab kohe suutma aru saada, mis seis on. See ei ole, kui sa mängid, sa saad aru kohe, mehed või poisid seal platsil saavad aru, mis seis on, et selle tuleb ruttu stopp peale saada, muidu juhtubki see on lihtsalt, see on tagajärg, see on kellegi tegemata töö. Aga kas sa arvad, et Leegioni juhendajad peaks litsentsi ära võtma? Mina ütleks, et see peatreener ei tohiks kunagi tegelikult noori treenida, sellepärast, et ta selgelt tolereeris seda. See ei ole okei, mitte ühegi nurga alt. Jah, ma sellega olen ka täiesti nõus aga mina tahaksin siin öelda noorele kohtunikule, kes oli, kellele see esimene mäng, et halva asju juhtub elus, see oli halb kogemus, ära põe, asi lätski üle käte, et ma tean, et sa saad igalt poolt praegu tuld alla, aga sina ei ole selle probleemi tekitaja, nii et ma loodan, et sa tuled väljakule tugevamalt tagasi ja vilistad veel, et sina ei ole selle olukorra süüdlane. Ei, ma olen ka sellega nõus. 100% kohtunik, selles palju jõudu sulle lihtsalt, et see on mentaalselt kindlasti väga raske, aga see ei olnud sinu tekitada. Et need otsused olid kuskil mujalt läinud juba valesti, aga jah, ma ikkagi rohkem ei oska öelda, et politsei on juba algatanud uurimise ja jalgpallid kõvatavasti ikkagi tegeleb sellega, aga ei tea, kuidas nüüd on ilus üle minna, aga lähme meistrite liiga juurde üle ja Champions League'is siis möödunud nädalal ikkagi toimusid ju väga ägedad mängud. Tagasid koha endale poolfinaalis Bayern, tagas koha endale Atletico, tagas koha endale PSG ja Arsenal. Atletico mäng, mille me võtsime siin esile, vaatasite mängu? Jaa, vaatasin. Ja ma nägin teist poolega. Olete rahul edasi pääsejaga? Väga. Ma arvan, et see oli, ütleme lõppkokkuvõttes, see oli õigem tulemus. Et Atletico edasi läks, jah? Just. Et selles suhtes
ma arvan, et Barcelona selgelt ikkagi mängis väga riskantselt terve mängu, et see on, no ma ei tea, sihuke hea väljend, et the more you fuck around, the more you find out, et noh, kahjuks see nagu nad ise tulistasid endale nagu ka sellega jalga lõpuks. Aga kui lähedal see oli, vaata, kui Fermin oleks peaga ära löönud, olekski seal 3-0 olnud, vaata, aga selle asemel sai ta jalaga näkku, supp oli lahti, olid üks mees vähem ja Lukman lõi 2-1, vaata, et nii-öelda need marginaalid on nii väikesed nagu vaata, et mis sel tasemel nagu on, kuigi ma tahan ka siin välja tuua selle, et Barcelona käitumine mängujärgselt on tõesti naeruväärne. Et visake FIFA-sse neid kaebusi, kaevake ÜRO-le, kaevake Putinile, te langisite välja, mitte miski seda ei muuda ja saage üle sellest. Ja, et kohtuniku otsused küll seal mängus mitte midagi ei muutnud, et seal ja 2 mängu otsus oligi Simeone meeskond parem kui Barcelona, aga jah, et kui pisikesed on need marginaalid, nagu sa ütlesid, et Fermin 3-0 oleks läbi. Sorlot, Kunde oleks jõudnud Sorlot ümber 2 ringi ka veel ära teha, kui Sorlot oleks väravani jõudnud, et see oli naljakas midagi, noh, osa ongi, sa mängid instinktiivselt ja need asjad juhtuvad, aga jah, ma pigem kiidaks Atleticot, kui heidaksin kohtunikele midagi ette, et saadi kätte, mindi täis panga peale ja nii tuli. Jah, Arsenal Sporting, Arsenal edasi, ma arvan. Oi, see oli mäng. Rahu, ole nüüd sada. Seal mängus ei ole midagi rääkida. Klassi vahe tuli välja ikkagi teada. Ei, Matis. Arsenal mängis Sportingu ära, Sportingul ei olnud nagu mingit võimalust. Matis, sellest mängust ei ole midagi rääkida. Sellest mängust ei ole mitte midagi rääkida. Klassi vahe, rahe. Sellest mängust ei ole mitte kui midagi rääkida. On küll. Üks penaltikool oli vaata, kui et Sporting oleks võinud penalti võib-olla isegi saada selle lükkes. Vaata, kes üritab nüüd tagasi leida neid omale fänne, vaata. Ei, mul on poogen. Tead, Germo, kui üritaks fänne leida nagu sina, siis ma teeks ka selle TikToki, siis ma hakkaksin rääkima seda lugu, mida rahvas tahab kuulda. Aga ma räägin kogu aeg ausalt otsa ära nagu vaata. No ma olen ka püüdnud niimoodi teha ja juba Real Madridi sa meelitad. Germo on nagu see mesikeeb, kes tuleb selle meega kosse, olge ettevaatlikud inimesed. Pange uksed kinni. Nii, PSG läks ka edasi, minu meelest pole sellest mängust ka midagi rääkida. Kuigi Liverpool oli täitsa okei. Nalja teed? Mis on nagu okei? Ära ei löönud lihtsalt, aga Liverpool mänguliselt, ma arvasin, et see taseme vahe tuleb palju rohkem PSG kasuks. Aga sa ikkagi ütlesid, et Liverpoolil on võimalus edasi minna. Aga ma arvan, et oleks, nagu see ei olnud nagu mägede kaugus. Lõpuks tegi Ousmane Dembélé lihtsalt niimoodi ja Liverpool väljas ja järgmine aeg Champions League'is me võib-olla ka neid ei näe, võib-olla. Aga toimus minu meelest nädala ägedam mäng oli Bayern Real Madrid ikkagi. Röövitud, Real Madridi rööviti. No ei, tegelikult ei röövitud. Rööviti. Oma vinga, teine kollane, mille eest? Aga tegelikult ju oled. Loll sa oled, et sa võtad sealt, hakkad seda palli minema togima veel. Aga kui me võtame nagu mängu nagu algusest peale, 35 sekundit on mängitud, sul on läbi aegade üks parimaid värahti, teeb sellise kala, uskumatu ja siis Real läks juhtima, vastas kohe Andri Luin oma täieliku, ma ei tea, nisanäppu, mis kõige parem öelda selle olukorra puhul, et sa jääd nii pehmeks sellises olukorras, et ma ei kujuta ette, et sa oled Real Madridis mängid, sa teed trenni ju nädalasse nagu parimatega ja siis on sul siuke olukord ja sa teed siukse asja nagu. See on nurgaliga olukorras, et ma ei tea, aga lõpuks kahme kokkuvõttes oli ju ikkagi Bayernil minu meelest oli see nagu ausam, et nemad edasi läksid. Bayern oli parem kindlasti, kahe mängu kokkuvõttes. No ma ütlen selgelt, et neil oli kvaliteeti rohkem, need oluliselt parem meeskond nagu ja just see meeskonna keemia, kuidas nad mängisid, kuidas see, kõik, et Real oli ikkagi hurraa jalka natukene. Ja see oli kohta, Bayern teadis, millal nad teha tahavad, neil oli plaan. Reali plaan oli see, et anname palli nagu sinna Mbappéle või Viniciusele ja nagu vaatab, mis juhtub. Ei no seal mängupilt oli hästi olematu, lihtsalt pikk pall ja läheme jookseme. Ei, oot, sa sinna Luunid sarjad, aga mis see Kühleri teine värav oli? Mis kuradi tõrje see oli? Ei, aga ma rääkisin Neuerist esimese värava puhul ka. Ei, aga see teine, see teine, mis löödi. Mul tundus, et ta läks nagu alguses, ta mõtles, et ta püüab palli kinni. Ja siis järgmine, et ta sai aru, et ta ei saa selle palli enam püüda ja siis ta lihtsalt imes selle palli. Jumala naljakas, olen paaris vaatad, mis asja, see nagu Manuel Neueril võib siuksed lüüa või? Et nagu selles suhtes ma saan täitsa aru, et Bayern peab tõsiselt mõtlema hakkama, kes neil järgmine väravas on, nagu, sest nagu kaks siukest prahmakat, ütleme niimoodi, et Kinskile tehakse siiamaani nalja. Aga samas ta rehabiliteeris Kaarjuse karjäär hävititi ka ära peale 2 eksimust, aga Neuerile kõik plaksutama. Ei, aga Neuer rehabiliteeris ennast täielikult. Teisel poolel tegi ulme tõrje Mbappé vastu jälle
ja no esimene milline mäng, ulmetõrje oli? see, kus ta pani oma selle käe lihtsalt ette nagu refleksikas, see, kus 5 kasti pealt Popesa lüüa, väga kõva save. Et kui sa ikkagi väravatide puhul Iker Casillas on minu meelest tulnud väga hästi välja, et me alati mäletame neid eksumusi, mitte 100 korda, kui ta on su meeskonna hallinud selle pealt, nii et Matis, rahu. Aga ei, Bayern teenitud, läks edasi. Jah, oli parem. Aga Kamavinga punane. Kamavinga punane, ise loll, jah? Ise loll, jah? Oli? Ei, oli küll, jah, et jah, aga kohtunik unustas ka ära, kohtunik ise unustas tegelikult ära, et tal on kollane. See rikkus nii mängu ära tegelikult, olge poolsed, seal oleks võinud olla. Parema kontekst oleks mingi, ma ei tea, World Cupi finaal on ju, siuke punane, noh, see oleks nagu täisdraama, aga noh, antud olukorras ma ütleks, et no ikkagi. Ta on ikkagi suur draama, kohtunik unustab ära. Kohtunik ei teinud valesti, selles kohtunik ei teinud midagi valesti, aga võib-olla see on see koht, kus võib-olla nagu poleks pidanud. Silma kinni pigistada võimalust nagu, jah. Nagu mul argieksamil võiks ka. Nii, ehk siis poolfinalistid teada, Marti, kes tuleb Champions League võitjaks? No, ma tean, kes ei tule, et Arsenal ilmselt. Aga ei, tegelikult, no ma ütleks nii, et selle mängu pealt ikkagi Bayern on minu meelest selgelt kõige parem, kõige kvaliteetsem sats, et väga meeldib see. Mina ütleks PSG ja mis sina ütled, Matis, Arsenal või? Ma ütlen Arsenal, sellepärast mul pole enam kellegi poolt seda olla, muidu võib selle kuradi asjad üldse kinni ära panna, sellest nagu, Bayerni sai Gnabry vigastada, aine. Ja Gnabry ei ole nii andnud. PSG-ga seal nagu ma arvan, et PSG läheb võib-olla seda finaali, aine, ja siis tuleb Arsenal, kes lihtsalt mingi ühe nurgalöögi kobistab midagi ära nagu, et see on siuke unelmate finaal. No lihtsalt Bayerni puhul on minu meelest see, mis jättis minule nagu selle ebaveenva mulje Bayernist, oli see, et selline Real Madrid sai neile vastu. Ma pole näinud nii Real Madridi. 2 ülikiiret ja tehnilist mängijat. Kõik. Jah, aga see on kui sul oli see ja siis Gnabry jooksevad ka sul niimoodi, pidevalt tulevad, siis see tekitabki värinad. Aga kust tulid Bayerni väravad? Nurgalöögist tuli esimene, teine tuli see, et Upamecano paneb Harry Kenil jala peale, Keil on täiesti üksinda, keda vaatab Trent, keda vaatas Militao, ma ei oska öelda. Ja siis juba lõpus see Luis Diaz ja Musiala Tuua oli päris hea ja no oli see. See oli juba siuke. See on individuaalne meisterlikkus sealt. Aga ei, mina ütlen PSG, sa ütled Arsenal ja sealt tuli Bayern. Ma mõtlen Atletico tegelikult. Kuule, pikaaegne töö. Ei, see surud mulle peale seda vaata. Te peate aru saama, et Germo on siuke manipulaator, keda te pidevalt näete nagu esimeses stuudiodebatis, nagu et hakkab sulle panema sõnu suhu, mida sa tegelikult ise ei ole öelnud. Et mina kogu aeg, ma pole kordagi kogu jooksul öelnud, et Arsenal on favoriit, Germo on kogu aeg peale surunud nagu vaata. Et nagu oi Matis on, ma olen ka alati öelnud, ei ole. Praegu, kas ma olen Arsenal, loomulikult ma olen Arsenali poolt, aga ma arvan, et väga head šansid on Atletico võiduks. Champions League'i võiduks Atleticole? Jah. Mis neil Copa-Deris juhtus? Mis see? Motivatsiooni puudus. Okei, nii. Nädalavahetuse grande finaale toimus siis Etihadil. Etihadil on see. Okei, Etihadil siis. Kus siis City võõrustas Arsenali ja no oli mängude mäng ju. Oota, ma küsin kõigepealt sinu käest, Martin. Kumba võiskonda rohkem vihkad, Cityt või Arsenali? Cityt. Üllatav. Ei, aga miks? Ma mõtlesin ikka seda, et City, mis tiim see on nagu vaata, see pole mingi päris tiim. Ei, kui sa küsid City või Liverpool. Aga ma arvan, et vaata, kui ma mõtlen Cityle kui sellele, et ta on nagu ühtepidi sa ka nagu kadestad seda, mida nad oma organisatsiooniga on teinud. Mis oli nagu head start nagu Manul, nagu ma ei tea, 15 aastat tagasi, kus nad täna on oma organisatsiooniga ja mida on City teinud. Et see on nagu tegelikult, see on ühtepidi, sa nagu vihkad ja kadestad, et nagu kurat, mida nad on saavutanud selle ajaga, on ju. Et see on nagu sellepärast on see, ma arvan, tunne ka tugevam. Minul on alati pluss mu vend on City fänn. Minul on alati, et kui Arsenal, kui nagu, kui valida, kas Arsenal võtab Cityt või Unitedit, siis alati Unitedit, sellepärast, et ma ikkagi kasvasin üles sellel ajal, kui see kohtunikud eelistasid kogu aeg Manchester Unitedit, kus tuldi seal taldeest, tuldi Ashley Cole'ile põlve sisse ja siis nagu kõik kommentaatorid ka Ashley Cole taivib. Olid siuksed ajad, Kermavad, sa ei mäleta, sa kasvasid üles. Aga oli ka vastupidis olukordi väga palju, kui Ronaldol löödi ribid sisse ja mitte midagi ei tehtud näiteks. Aga ei, aga see mäng, no ülihea mäng oli tegelikult. Ryan Cherki 1-0 värav. Ebareaalne. Minu silmis maailma parimad keskkaitsjad Gabriel ja Saliba. Esmalt, kuidas ta Gabrieli pani põlvitama oma ette ja siis veel Salibalt paneb jalga vahelt palli läbi, et no
meistriklassi. Jalga vahelt minu meelest see on. Minu meelest läks sealt jalalt, aga Tšerkilt väga hästi tehti. Aga selle kohta vaata, Pepp ise ütles ka, et Tšerki kohta meil olid riskid olemas nagu, et kogu see nagu tema nii-öelda see personaal ja kes ta on, tema harjumused, asjad on ju vaata, et ta ei sobi sinna Citysse. Aga et sa võtad selle riski ja mis see City oleks ainult 35 miljonit nagu kommiraha, et ta võib pakkuda sulle midagi sihukest ekstrat ja ütleme, mis ta on 10 kolli, 13 söötu, et on ju pakkunud. Et ja ma ei tea, kui distsiplineeritud ja Tšerki kogutud on, et ma ei usu, et ta hakkab samasugused numbrid tooma nagu Kevin De Bruyne, aga mänguliselt tal on sihuke teistsugune. Aga ta natuke meenutab Jack Grealishit ju. Mulle meenutab Eden Hazardit meenutab täiega mulle. Et see nagu, kuidas tal pall on jala küljes, see on päris... aga mis Jack Grealish ta? Grealish on see mees, kelle ta on super hooaeg City's ja siis on ta siis on vitsal. Ei, aga Lyonis juba oli, ei, Tšerkil on midagi, mida väga paljudel jalgpallitel ei ole. Ei, ma olen nõus, aga kas sa suudab seda kaua ja nägite Havertzi wonder goal'i? Uskumatu, siuke pomm nagu vaata, tolle rummal polnud võimaluski. Ma nägin täna papsi nagu vaata, küsis ka, mis see eile oli, kuidas Arsenal värava lõid, et ma ütlesin siuke ilu värav, ise ka ei usu järgida, et Havertz võttis 5 venda ette ja pani 30 pealt rista. Ta oli ka, ma ütlesin jaa, mine vaata järgi. Et selles suhtes oli ju ilus väravna. Matisel on kena, äkki 10 Red Bullit andis. See on nii teine mäng. Oli ju, ülikena värav. Pressis tegi vaeva. Oota. Rahvast te mäletate, Kermonava on rääkinud siin viimased aasta aega. Donnarumma on maailma parim värav. Donnarumma on maailma parim värav. Nii, eelmine aasta parim värav. Kulena. Sapi lööb, Havertz lööb. Kas see meeld suudab midagi üldse võrgust eemal hoida? Kohe, kui ta Real Madridi valget särki näeb, ta laseb kolm asja. Väga õige. Seal meil on läbiräägid. Mentaalselt nii nõrkna. Kohe näha, 16-aastaselt miljonäriks saanud mingi AC Milani vend, kes lihtsalt nagu kogu karjäär alla mägeneid. Dollarumma. Matise monoloog 3 tundi täna, mulle tundub, et siia me jäämegi. Dollarumma. Ei no aga kuule, kas ta ei olnud eelmine aasta maailma parim väravat? Kuule, mis ta tegi eile seal? Mis see Raia tegi? Mis see Raia tegi? 2 võitis välja ju. Nii? Palju Donnarumma välja võttis? Palju Donnarumma endale lõi? Ei löönud ju, Havertz lõi. Põhimõtteliselt lõi endale. No okei. Issand jumal, see jalaga mäng Manchester City-suguses tiimis, no issand jumal. Aga jah, jätkame. Nii, ja kuidas tuli 2-1? 2-1 kohtunikud teid ära. Kas maailma parim ründaja oli värava? Ei, sellega ma nõus ei ole. Kas maailma parim keskkaitsja ei saanud punast kaarti? Faktiliselt tõene. Miks ta ei saanud? Miks ta oleks pidanud saama? See on siuke vana hea värk, see kuulub jalgpalli juurde võib-olla natuke. Mis sa Marti arvad? Oli punane kaart? Tead, mina tegelikult ei tahaks selliseid punane. Nagu selles osas... Aga miks on inimesele lubatud lüüa? Võt see ongi see, et see ei ole tegelikult löök. Nagu. Aga no ma saan aru... Peaga... Ei no ma saan aru, see on tõukamine, vaat selles suhtes nagu see, mis Arsenal nagu nurgalöökide ajal teeb seal kastis, no see on nagu palju... rohkem paragrahvi alla minev asi, no, et nagu seal toimub ikka päris siuke nagu räige asi, aga noh, minu jaoks ikkagi sul peab nagu mingi jõufaktor olema või siis see alandusfaktor, et noh, minu jaoks nagu see ei ole siuke nagu mingi noh, next level nagu alandamine, et sellest nagu punast anda, kollase tuleks küll anda, aga punast sellest anda nagu ma ei tea. Aga müts maha Haalandi ees, kes ei kukkunud pikali nagu väike tüdruk, ei saanud nagu haiget, aga oleks kukkunud pikali, automaatne punane kaart. Aga ma arvan, et see teebki selle nende vahelise duelli nii lahedaks, et nad mõlemad ju tegelikult lasevad üksteisega niimoodi ja kumbki ei kaeble iga pisut. Ei lõpeta ära Gabriel vastupidises olukorras kogu aeg, kuidas tal on võimalik. Ise käpp pidevalt. Me oleme näinud küll Arsenal Tottenhami mängu, kuidas Gabriel kukub pikali pärast mingi minimaalset kontakti ja nüüd praegult on okei või? Haaland oleks võinud siit võtta ju Gabrielile punast. Haaland oleks võinud võtta siit ju punast. Aga vaata nüüd sa lähed teemast eemale. Mina ütlen, et see teebki selle duelli nii-öelda nagu võimalikuks ja lahedaks. Miks ülemaailmsed inimesed tahavadki näha, kuidas Haaland ja Gabriel nagu seal oma... Sa arvad, Gabrielil on oma peas mõeldud, et ma tahaks, et see meie duell oleks lahe, mitte ma tahaks võita Premier League tiitli. Ma arvan, et mõlemat. Ma arvan, et ise naudib ka seda nii-öelda kõva duelli. No jah, aga ikkagi päeva lõpuks ta tahab võita tiitli. Päeva lõpuks on niimoodi, et Haaland esimest korda skooris Arsenali vastu üle mitme mängu. See oli eelmäng ka värava, aga okei. Või enne seda pikalt kuival. Eelmäng lõi ka Haaland värava. Pikalt olnud Gabrieli taskus, aga seekord tuli siit ilusti välja. Taskus? Ta on 2 mängu on juba järjest ju Haaland. Enne seda seal 2 aastat ei lööb midagi. Aga point on selles, et vaatamata kogu sellele füüsilisusele Gabriel nagu ei suutnud Haalandit piisavalt rivist välja luua. Et Haaland väga hästi
kahjuks lahendas ära. ja meie taga ongi Premier League koefid, Manchester City on favorit, Arsenal on teine ja Manchester United veel koef 500 on mängus täitsa sees või mis, Martti? Paneme raha peale. mingi euro võiks panna ju. aga ma tuleks mängu juurde tagasi, kas Kermo suudab mulle seletada, miks Arteta ei alustanud selle suurepärase Viktor Köikeresega, keda Kermo armastab, vaid miks ta pani sinna selle nõmeda vastiku halva mängija Kai Havertzi? Mis see Kai Havertzi head tegi muidu? Nii, see oli ühe olukorra. Tegi nii nagu ründaja peab kaitse, nii nagu ründaja peab. Kus vaata see, kust üks ühele läks ära, raisk ja lööd. Aga kust ta selle peaga löögi pani siis? Ka mööda. Aga point on selles, et mööda. Miks järjepidavalt Arteta eelistab? Aga keda on Arteta kogu aeg eelistanud? Arteta eelistabki karikaid mitte võita. Arteta eelistab mitte karikaid võita, mängi Havertz mängus. Miks? Sellepärast, et Havertz pressib väga hästi. Ja Köikeres võib seal palju joosta teha, aga nagu kui sa vaatasid ka, kuidas nad sättisid ennast üles, kui Donnarumma käes oli pall, see oli põhimõtteliselt mängisid niimoodi nagu City mängis Arsenali vastu karikas, vaata, et lükake seal taga. Arteta läks seda sama üritama. Ei toiminud. Sellepärast seda oli huvitav vaadata. Minu meelest Arsenal hullult tunneb ikkagi puudust Timberist, et nagu Arsenal Timberiga, no vaadake, kui vend vigasta sai, mis juhtunud on, kõik kohe on kollaps, et tema mõju seal ründe sidumisel, kõik see, kuidas ta teeb neid kuradi overlap'e, underlap'e, kuidas ta nagu mulle tundub, et Saka ja Timber ei sobi koos väljakuna näiteks. No Saka Timber võib-olla tõesti, aga täna vaata seda, mida Moskva täiesti null nagu ründe pannud. Kes kaitse tegelikult? Täiesti on ju, et selles suhtes sul on nagu see mänguplaan on kohe hoopis teistsugune, see Arsenal näeb kohe nii palju mannetum välja nagu sellises nagu formatsioonis, et vaata, kuidas City mängis nagu äärekaitsetega, nagu need olid kogu aeg üli ees, pakkus nii palju rohkem nagu nii-öelda võimalikkust erinevaid kombinatsioone teha, söötu lükata, et minu jaoks nagu Arteta kaotas selle mängu oma taktikaga lihtsalt, et mis seal ikka. Aga mis ta oleks pidanud teisiti tegema? Viktor Kökerese panna algkoosseisu. Mina ütleks nii, et ta oli väga konservatiivne, ta läks kartma, tal oli, vaata minu jaoks on sellistes mängudes on vaja ruttu selgeks teha, et kas sul on nagu suurem nagu see kaotuse piinlikkus, on sinu jaoks nagu suurem nagu hirmufaktor või see võidusoov. Et selgelt temal oli see piinlikkuse foon, et kui ta nüüd kaotab, et mis saab sellest, et ta läks konservatiivsemalt selle mängule peale, et see oli kohe algusest peale näha, tal ei olnud, ma ei tea, minu jaoks oli Pep lihtsalt nagu ei mõelnud üle, pani oma nupud, chipid õigesti paika ja mäng tegi oma töö. Aga minu meelest just Arteta viga oli see, et ta üritas mängu võitma minna ja seda näitas minu meelest see, et alustas Martin Ödegaardiga, kes kogu austuse juures ei ole vormis ja ei peaks praegu olema Arsenali algkoosseisus. Aga see nagu tema nii-öelda oskus viimasel kolmandikul nii-öelda neid viimaseid sööte leida on lihtsalt siuke, mida sul on vaja, kui sa tahad võita. Ja minu meelest ta ei oleks pidanud tegelikult alustama. Hea sõbrad ja mäletate, me just mõni nädal tagasi vaidlesime, kas Bruno Fernandes või Martin Ödegaard. Ja Martin Ödegaard. Ja. Pool vigasena ma võtan Martin Ödegaard. Võta muidugi ja kaotas tiitel ka ära. Üks teine mäng oli ka väga Inglismaal veel, oli United versus Chelsea, kus siis United 1-0 võitis, väravsöödu andis Matis, kes mul ei tule üldse nii meelde, et Breno või? Breno, see Bayerni keskkaitse. Breno, kellel tuli hooaeg 18 väravsööt Premier League'is. Kas see on nüüd rekordi kordamine? Ei ole. 20 vist ei ole. Et rekordime 2 minna või on Premier League või United või midagi sihukest ma nägin, ma ei tea. Premis peaks 20 olla. Ja okei, 2 on meil siis minna, et Ulme... Mis selle 20 tegi? Haril on vist üks ja... Mitte Martin Ödegaard. Oled kuulnud, Mitte Martin Ödegaard, Martin Ödegaard. Oled kuulnud, Nii, okei. Aga kas... Olen, rahu. Ma lihtsalt ei tea, vaat sa oled nii noor. Olen. Premier League'is viimased, mis seal võeti 5 hooaega lahti, mängijate nii-öelda, kuidas ma ütlen, playmakerite nii-öelda tõhusus, palju nad on tekitanud oma ründajatele võimalusi, kui kasvõi Casemirole võimalusi, siis Bruno Fernandes on nagu cool ja teised mängijad olid mulle aus. Et ka sealt tuleb Matis, miks on Bruno parem kui Ödegaard ja teised Premier League'i mängijad. Ma arvan, et kui Bruno Fernandese suguse iseloomuga mängija ei oleks Unitedi keskpaila, siis United mängis tiitli. Me räägime Brunost natukene hiljem, natuke lähemalt, aga United 1-0 võitis, kas kindlustas koha endal Champions League'is tulevaseks hooajaks?
jaa, ma arvan, et need 3 punkti olid hästi olulised, et kui oleks see enne nagu neid, noh, pärast seda pikka pausi öelnud keegi, et need 2 mängu, Leeds ja Chelsea, et kas võtta nagu 2 viiki või versus see, et kaotad Leedsile 3 punkti Chelsea't, oleks igatahes võtnud 3 punkti Chelsea't, et vahet ei ole, et oli kole mäng. No see esiteks ta otsene konkurent, Leeds on ju derbi ei ole. No seda küll jaa, aga noh, vaat see derbi on niisugune nii-öelda see on kohalike derbi, noh, need, kes elavad seal, on ju, et see, kui sa oled see Manu fänn kuskilt Eestist, siis nagu jube raske on samastada selle. Ainuke asi on see, sulle Frode Estil. jube keeruline nagu sellega nagu kaasa minna, et noh, selles suhtes võtad ikka derbi mänguna, on ju, aga nagu sul endal nagu sellist emotsionaalset sidet nagu ei ole. Et noh, need aeg, kui Leeds oli kõva, nagu see olid Vidukad ja need, see oli Kiuel, need olid toredad, Lee Boyer oli seal keskpooliga, noh, siuksed, et pigem ma ütleks nii, et oleks võtnud selle 3 punkti vastu ja oli väga kole mäng, aga noh, see ongi see, et kui sa võtad oma ära, siis töö tehtud. No nii nagu Tarmo Inko rääkinud, et ühe lööd ära, 1-0 võit on väga hea võit. Aga kuidas see Unitedi legend mängis, kes Chelsea'sse läks, Garnacho või see? Oma mees teises särgis, noh. Ei, Garnacho. Minu mõttes kõige naljakamaid mängijad, lihtsalt tema väljaütlemiste ja siis tema staatuse. Ma ütlen niimoodi, et üks suurimaid Ruben Amorimi teeneid oli Garnacho väljas. Et noh, et see on nagu tema igavene pärand nii-öelda, et jah, et selles suhtes sul on nagu noh, ta on küll oma kasvandik, kõik tore on ju, aga selgelt inimene ei ole nagu mentaalselt selles kohas, kus ta peab olema, et tal on vaja kasvada, Manu keskkonnas oleks tal väga raske, ma arvan. Tõus liiga kiirelt ära. Et ma arvan, see on ka kindlasti midagi, mida Manu peab ise nagu mõtlema järgi, et nagu kuidas oma noori kasvatada, et ka neist nagu päriselt nagu normaalsed inimesed tekiks, et nad vaimselt oleks valmis, et noh, minu meelest nagu see on nagu... Ma tean üht jalgpalliklubi, kes on konsultandi selleks palganud. Iga aasta võtab endale konsultatsioone, kuidas mängides häid inimesi kasutada. Äkki Manchester Unitedil on seda vaja. Kervame selle ära. Jälle jõudsime Eesti liigasse järsku. Ja noh, väga hästi sa kohe tähelepaneku tegid, siis Eesti jalgpallile ka ikkagi midagi väga ägedat ju juhtus nädalavahetusel. Karol Mets lõi teise eestlasena Saksamaa liigas värava. Seda nähes oli kohe aru saada, et Mets on palju rohkem mõelnud sellele, et kuidas ta lööks värava kui Rannar Klavan, sest kui Klavan Liverpoolis lõi, ta ei saa mitte kolbigi aru, Mets ikkagi jooksis ja tähistas nagu rohkem. Ei, vägevad kaadrid, aga mängu lõpus natuke läks vist nihu. Et väidetavalt tegi penalti, mina vaatasin kooruses, minu meelest astus mängija üldse Metsale peale, et minu meelest see ei olnud penalti. Et samal arvamusel oli ka vist päris paljud sinimust valgete prillidega inimesed on ju, aga Metsa värav nägid mängu ka? Mängu ei näinud, väravat nägin, mis siin öelda sotsiaalmeedias ringles, et väga tubli, väga äge. Õigel ajal õiges kohas. Ongi õigel ajal õiges kohas, täpselt nii peab ka olema. Aga ülikõva ikkagi on see, kui sul on ikkagi nagu oma mees pundad iga talkoossas. Pärava ka veel. Jaa, see on lihtsalt... See oli meil koduvänk aine. Uskumatu ikkagi privileeg. Jaa, aga St. Paulil oli seda võitu väga-väga vaja, aga seda võitu ei tulnud. Ja Bundesliigast väljaangemiskohvid on ka meie ees ja no St. Pauli seis ei ole nagu no nii hea veel, aga no 1 punkt on rohkem parem kui 0 punkti on ju, aga ikkagi seis on ka keeruline jätkuvalt. Jah, aga ega St. Pauli suurusega klubi jaoks nagu ega see Bundesliga ongi keeruline, et kui neil läheb paremini ja kindlalt püsima, siis üldiselt ütleme, et see ei peagi kaua nii olema, et vahepeal peabki raske olema. Aga kas me oskame kommenteerida ka, kui peaks St. Pauli jälle langema? Kas Karol Mets jätkab Saksamaa esiliigas? Mis te arvate? Ma arvan, et pigem jätkab. Et väga sõltub nagu sellest, et mis pakkumist tal tegelikult laual on, et kui tal tegelikult see keskkond sobib, ju fännid on ägedad, on ju, ma ei näe, no see ei ole nii, et umbes, et igal pool on rohelisem rohi, et eks see tingimuse taga võib olla, ma arvan, midagi kinni, aga samas ma ise mõtlen seda, et kohati oleks loogiline, vaata, et sa lased nii-öelda vanema ja kogenuma mänginud minna, ja mängitadki sisse siis mingi selle, vaata, nad tõid selle jaapanlase ka, vaata. See, kes öeldi, aga mitte aru ei saanud. Kes on ka vasakalune keskkaitse. Et võib-olla teda siis Bundesliga 2 sisse mängitada, et vaadata, mis sealt nagu tuleb. Et noh, eks ma arvan, et seal agent ja klubi räägivad ja nii, et... Aga Unitedis sa võtaksid? Metsa mina võtaks muidugi.
oma poisid võtaks ikka pingile, et pingile lausa, miks mitte algkoosseisu? no ega kui Karol tõestab, et ta on selle vääriline, siis miks ma arvan, aga kes teil parem on, Lenni Oro või? ei no praegult ta saaks muidugi praegu ta oleks kindlasti algkoosseisu mees, ma arvan. Maas Raui asemel paneks kohe Karoli sisse. Ta oleks kindlasti oleks algkoosseisu mõelnud. aga Heven muidugi tegi väga kõva mängu selles kontekstis. no Heven on jah siuke ebastabiilne veel, et tal on Karolit. tal ongi Karolit kõrvale vaja. ma arvan küll jah, Heven Mets, järgmine aeg Unitedi keskuse duo. aga reaalselt rääkides ma arvan, et kui Metsa ja St. Pauli teed koos ei jätku, siis ega nagu Mets pikalt ootama pead, seal on ikkagi ju järjekord ukse taga ja ma arvan, et küll ta leiab ka Bundesligasse endale nagu kosilase, et noh, kes ei tahaks endale kogenud venda, kes on sul vasaklane keskkaitse, kes mängib oma koha kogu aeg välja, on ju, vaata, ja ütleme, Saksamaal nad mängivad seda 3 taga ikkagi päris palju laialdaselt nagu, mis on tema nagu nii-öelda tugevus. ja suur leib tal, aga Saksamaal selgus ka meister, 35. korda krooniti siis meistriks Müncheni Bayern, vääramatu jõud. On meil midagi lisada? Nõme klubi. Okei, tegelikult ei ole Nõme klubi, mul lihtsalt, nad teevad selle liiga ebahuvitavaks. jah, ma arvan, selles suhtes ma olen nõus, et Bayern on nagu nii võimas, et see tegelikult Saksa liiga on ju väga tihe, kui üks see, mis seal nagu keskel toimub, on nagu jube põnev, on ju, aga nagu kuna sul keegi tiitli peale põhimõtteliselt ei mängi ja noh, kõik need teised ka, kes seal järgmised on nagu Leverkusen ja Dortmund, et neil tegelikult ei ole seda ambitsiooni, sellist nagu Bayernil on. Et noh, siis jah, see tiitleitus ei ole tihti nagu see, mis tegelikult väga kõidaks. Neutraalsed fännini. Ja, et 30 vooru, nad on juba meistrid, neil nüüd tuleb neljapäeval, tuleb on ju TFB Pokal poolfinaal, järgmine ka Champions League'id, et tegelikult Bayernil ideaalsel hetkel sai läbi nende Bundesliga nii-öelda hooaeg, et meistrid. Jälgi, aga kas sai ideaalsel? Et siin on küsimus, et sul on finaalini veel enam 6 aega minna, on ju, ei no, aga vaatad, kus PSG mängib, PSG juurde me jõuame ka kohe, aga no. Jaa, aga ma alati on ka PSG kohta räägid, nüüd võtsid ära, on ju, aga et kui hea see tegelikult meeskonnal on ju, vaata, et võib-olla just see nii-öelda pinge all olemine, mängimine võib-olla toob võib-olla parema välja hoopis. Aga no elame-näeme, aga jah, kompanii siis tõi tiitli ära. Jaa, Hispaanias selgus siis Copa del Rey võitja, kus siis finaalis oli Baskia meeskond Sociedad ja Atletico de Madrid mäng läks välja penaltiteni lausa ja kas mitte Sociedadil varu ära ei tassinud nad lõpuks võidule seal penaltiteeres, et vägev õhtu. Jaa, kindlasti La Realile siis väga-väga oluline tähtis tiitel, kui ma ei eksi, võitsid nad ka 3 või 4 aastat tagasi Copa. Võis olla küll. Bilbao võitis kohe aasta peale neid minu mõnest. Et selles suhtes, et ei noh, mis öelda, kõva? Väga hea, et tiitel tuli ka Ameerikasse, et esimene peatreener, kes on nagu sellise märgini jõudnud, et need hakkavad ka vaikselt aru saama, kuidas mäng käib. Mul oli eriti äge see, kui ta Baskimaa oma esimest derbit tegi ja siis talle tehti selgeks, kui tähtis see Baskimaa derbis on neil üldse on seal koha peal ja nüüd võidab oma esimesel hooajal veel Copa del Rey ka, et tundub, et jah. Mäletan, ma käisin kunagi Real Sociedadi mängu vaatamas siis seal Anoetal ja ütleme niimoodi, et ainuke asi, mis mind mängu jooksul üllatus, oli see ja see tundus nagu natuke kohati nagu normaalne, aga see, et kui palju hispaanlased sifkasi söövad. Oli mingi vana mehe kõrval lihtsalt seal vaatasime Reali mängu ja see ma olin just suveline kaitseväest välja tulnud nagu vaata, see on nagu reaalselt mingi takoine sifka kuhui oli selle maha kogunenud, ma olin nagu, et see on nagu mingi kaitseväes ahjuvalve, et oled seal mingi vennaga lihtsalt sifkasi ja sülitad maha lihtsalt, mõtled, et issand. Milline kultuurielamus sul siis, jah? Nagu oleks uuesti kuskil Tapametsada vahel. Aga mees, kes istus sinu koha peal nädal aega tagasi, Tõnis, siis ütles mulle enne seda mängu, et Atletico võidab sel hooajal 2-2. Mulle tundub, et Copa del Rey kaotsid ja Champions League'is pigem ka vist, ma ei usu ise. Aga jah, palju õnne Sociedad. Itaalias Gefren Turam viis Juventuse võidule Bologna üle, seal ka ikkagi tähtsad heitused käivad Champions League kohtade pärast. Como on langenud 5. vahepeal. Como kaotas Sassuolole. Ja, et Como on natukene raskemad ajad. Mis Inter tegi? Inter tuleb meistriks. On? On. Kes oleks tahtnud arvata? Kes? Kuuled, vaikus kohtusaalis.
aga Hendrik siis, Hendrik, sorry, Hendrik oli ka, aga Thuram siis räägitakse, et väga suured meeskonnad Inglismaalt tahavad tema allkirja saada. Sunderland, Burnley, Newcastle et jaa, ikka tegemist väga-väga hea mängumehega, et Markus Thurami vend siis. kas mõlemad Thuramid lähevad Inglismaale suvel? See on väga küsimus, kas mõlemad Thuramid lähevad samasse meeskonda? Ma ei usu, see asi tavaliselt ei tööta. Ei tööta vennad koos või? Unitedis. Aga üks Unitedisse, teine Citysse. Vaat see oleks perekonnaderbi. Perekonnaderbi, aga juba praegu on ju Inter Juventus ka ikkagi perekonnaderbi. Aga Prantsusmaale ka siis jah, seal nooruke Madridi Realist olev lainul mees Hendrik pani värava, andis värava söödu ja Lyon võitis Paris Saint-Germaini 2-1. Ilus mäng. Ma ütlen ausalt, ma ise mängu ei näinud, aga Hendriku need highlights'id ma vaatasin üle ja ma arvan, et me näeme Hendrikut järgmine hooajal päris palju Real Madridis mängimas. Päris palju või? Ma arvan küll. Sest et seal jah, see Hispaania pärina meeskond peab tegema suured muutused. On meil veel midagi Prantsusmaast rääkida? Ei ole, aga siis läheme Marti sinu juurde. Aga kuulge, teate, ma õiendan ühe asja ka, et ega kui juba külla kutsuti, siis tuleb ikka midagi kaasa ka võtta. Et minu muidugi see, ütleme, igapäevaselt ma tegelen ju nii-öelda juhtimisega ja ettevõtet juhin siin Eestis, et ja siis mul on nagu jalgpallialaselt 2 väga suurt eeskuju. Ja mõlemad on nii-öelda siis, üks on nagu väga otseselt seotud, teine kaudselt, et minu kõige esimene jalgpallitreener, üks Eesti legendaarne jalgpallitreener, Paide linnameeskonna legend Viktor Mets, tema on selline, talle meeldib aprikoosimoos, et siis ma tõin natuke teile ka, saate hea maitsta. Et tema on mulle palju nii-öelda siis elu kaasa andnud, nii kuidas siis olla nii-öelda lisaks osata nii-öelda mängida jalgpalli, siis et kuidas siis ka nii-öelda normaalne inimene olla. Ja teine väga suur eeskuju on loomulikult seotud siis Manchester Unitediga, et maailma parim jalgpallitreener läbi aegade. Sir Alex Ferguson ja ütleme, temale ka meeldivad väga head asjad. Ütleme, kui itaallased jalgpalli väga ei oska mängida, siis sellest oskavad nad viinamarjadest nii mõndagi teha. Ja siin on siis üks väga, väga hea ja eriline vein, mida siis Antinoori veiniistandusest, et Dinanello, et see on selline vein, mida Sir Alex Ferguson kinkis näiteks Mourinhole, kui nad siis nii-öelda omavahel sellist head läbisaamist tegid, Aitäh, Marti. Ma võin austada, et selle ma jätan endale. Kermo on liiga noor, et vaatame Marse aprikoosi, ma võtan ka endale. Siis on nii. Aga aitäh sulle, need on väga toredad kingitused ja need lähevad kindlasti käiku. No Mats puhul ma veinist ka ise hakkas mõtlema, nii kindel ei oleks, sest et talle ju Ferguson ja Mourinho ei sümpatiseeri üldse. On nii, Matis? Ei vaata, nagu ei meeldi, aga ma olen ära ostsete. korruptsioon on jälle käsile jõudnud. Nii on, aga aitäh sulle, Marti, me paneme need praegu siia alla ära, et meie alaealised vaatajad. Nad alaealisi kätte kohe mulle siis. Ma usaldan siin nii palju. Ei, suured tänud sulle, aga näeme nüüd sinu juurde lähemalt. Kus kõik sai alguse? Kus sai alguse Manchester United, kus sai alguse sinu jalgpallitegond? Jaa, ma arvan, et tegelikult see jalgpallipisik hakkas kuskil aastal 97, kui ma päris nagu niimoodi algusesse lähen, et see oli see moment, kui Poom läks Tarbisse, mäleta, et tol ajal vaata, sul ei olnud ju mingit sotsmeediat, internetit või midagi, et sul kogu see info käis läbi ajalehtede. Et siis sul oli melges Õhtuleht, Õhtulehes mingi päris põnev, oled mingi 7-aastane kutt, ja siis varsti pärast seda vaata hakkasid tulema mingi see TV1 hakkas näitama, ja siis ainuke access nagu jalgpallil oligi nagu läbi selle nii-öelda Premier League'i, seal nägid mingid valikulised mänge. Et sealt nagu tekkis selline mingi pisik tuli sisse, et tollal ma ise nagu jalgat ei mänginud, aga pisik oli sees. Või pisik tuli sisse ja siis ma arvan, kõige suurem nagu mõjur oligi see 2000 EM. Et siis ma olin siuke nii-öelda 10-aastane poiss, olin nii-öelda see oli see, mis pani lõpuks selle nagu põntsu, et kus ma ütlesin vanematele, et kuulge, ma nüüd lähen jalkatrenni, et aitab küll. Et ja siis oligi, et kes siis tol ajal siis tublid tegijad olid, et mu esimene jalkasärk Türi Lillelaadalt, ma ise Türi poiss, Patrick Kluivert on Hollandi vend, et seal oli veel üks teine tore mängija nagu Ruud van Nistelrooy,
ja tol hetkel, kui siis 2001 nii-öelda siis Van Nistelrooy Manusse läks, et samasse aega jääb ju meie Lilleküla avamine ja Eesti-Holland ja seal ka Van Nistelrooy paugutas ja Kluivert paugutas ja väga hull mäng on ju, et siis sealt nagu mul juba enne oli kuidagi, mängisid sealt FIFAt, olid seal nagu, olid midagi nagu Manuga teinud, aga siis kuidagi nagu hakkas see nagu sinna poole rihtima, et võtsid alati nagu, tegid oma mingit career modet mingi FIFAs nagu Manuga ja mängisid Championship Manageri, võtsid Manu ja nagu nii-öelda võtsid tiitleid järjest ja nii edasi, et noh, legendaarne keskvälja nelik on ju, et Giggs, Scholes, Keane, Beckham on ju, et see nagu väga sümpatiseeris, sealt nagu jäi see nagu nii-öelda sisse, et ja eks ta ajas on tegelikult kasvanud, et ma arvan, et isegi pärast seda, kui nii-öelda Fergi ära läks, siis võib-olla see viimased nagu 13 aastat, see nagu see äng ja nagu see vindumine, et see tegelikult on nagu aina süvendanud tegelikult seda nagu fännlust, et ta on tegelikult teinud, sa nagu hoolid aina rohkem ja rohkem sa tahad, et asjad läheks nagu hästi. Et see tegelikult, noh, tänaseks ma võin öelda, et nagu ongi nagu iga mängupäev on ikkagi nagu, isegi vahet ei ole nagu lõppkokkuvõttes, okei, loomulikult hoolid, mis tulemus tuleb, on, aga nagu sa tahad näha, et kas on mingi progress nagu, et nagu isegi nagu Erik ten Hagi ajal, nagu see vahel oli nagu nii raske ennast sundida sinna teleka taha, sa lähed mingit täis, nagu ma ei tea, nagu värvi kuivamist vaatama, see oli nii igav mäng, nagu täiesti kohutav, mida see Ten Hag tegi Unitediga, no siuke ausalt enam ei tahtnud nagu väga isegi vaadata, aga ikka nagu noh, oled fänn, lähed vaatad, on ju. Unitedi puhul minu meelest alati see, et alati on nagu Hollywood, et see on alati on thriller, minu meelest alati United mängib põnev kommenteerida endale vähemalt, et alati midagi toimub. Aga selles suhtes ma olen sellega täiesti nõus, vaata, et kui Arsenalil viimane tiitel oli 2004 aastast, on ju, et siis see nagu, et see paneb nagu mingis mõttes tõesti see pidev mittevõitmine paneb nagu klubist nagu rohkem hoolima või nagu see teeb, et kui lõpuks tuleb see nagu võit, on ju, et see on lihtsalt sedavõrd palju magusam selle nende kannatust aastate tõttu nagu vaata. Võib-olla see on niisugune eestlase päris orjalik asi nagu vaata. Sulle meeldib pits, see on tegelikult see, et nagu kui sa oled nagu sealt nagu mudast läbi käinud, nagu siis sa tunned nagu, noh, näiteks see pilt on ju, mis siin ekraanil on, et see on nagu pärast seda Arsenali võit on ju, see oli täiesti ulmeline mäng, no ma ei mäleta, millal ma nii õnnelik olin, koos tütrega nagu lihtsalt hüppasime, kargasime seal on ju, et ta oli lihtsalt nagu, ma mingi hüppasin värav on ju, ta oli ka õnnelik. Mäletan, ma olin baaris vaatamas seda mängu, ei olnud väga hea tunne baaris koju minna. Aga suures minu selliste asjade puhul nagu veel kõige parem on see, nagu mis see mängu järgne vaata, et nagu tänapäeval see sotsiaalmeedia, noh, mul oli nagu siuke asi nagu hate watch on, et nagu, et sa vahel nagu vaatad nagu mingit meeskonna mängu, sellepärast, et nagu vaadata, et nagu failiks on ja siis pärast seda mängu sotsmeedia, Arsenali sotsmeedia. No see oli nii hea vaadata, sellepärast, et vaata, sa näed, et inimestele oli see lootus silmis ja nüüd on nagu neil hakkavad aru saama, et oi, et see andis nagu nii palju seda nagu energiat, vaata praegult enam üleüldse nii lõbus. Ja praegult vaatad sotsmeediat pärast nagu City mängu, nagu see Arsenali nagu, noh, neil on juba see, et nagu lootus on kadunud silmist, et see enam ei ole nagu lõbus, et nad on juba maas nagu, et see noh, see on juba, et noh. Aga see nende üleolevus. Aga ma arvan, praegu ongi see vaata, et ikkagi sa ei saa midagi teha, aga need praegused põlvkonnad, kes on võib-olla ma arvan kõige massiivsemad Arsenali Manu fännid, et nad on ikkagi üles kasvanud ajal, kui Arsenal Manu oli nagu see suurim vastasseis Premis, et sellepärast see kuradi Manule kaotamine oligi nii valus nagu, et see on suvases City kaotus, kedagi huvitas City, see on nagu mingi šeikide klubi, mis on tulnud jalgpalli ära rikkuma, ei ma tean, et siin on tegelikult nüüd üles kasvanud uus palju, kes arvab, et City on nagu normaalne, aga ei, City on jalgpalli värdmoodustus, et nagu minu jaoks alati nagu Unitedi mäng on suurem kui nagu City mäng. Et võidaks City võib-olla 10 tiitlit veel, võib-olla, aga nagu noh. Aga oled siis, sa tõid välja Victor Mets on Paide legend, kas et siis Paide KTM? No ma selles suhtes kunagi sain seal alustatud, küll tegelikult ütleme, et minu jalgpalli lõpetamise aeg kattub sellega, kui siis Paide linna meeskond oli seal kuskil, ma arvan, oli mingi 3. liiga või midagi sellist, on ju. Et enne seda oli ju Flora süsteem Järvamaal, et oli FC Flora Järvamaa või midagi sellist. Paide Flora. Jah, Paide Flora või mis iganes, kuidas need nimed seal olid. Paide Way, Paide Flora. Ja, et noh,
selles osas ma ei teagi, ma arvan vist ikkagi nii-öelda PLM-i KTM-iks ei kvalifitseeru, on vist ikkagi nagu ametlikult Flora KTM, sest Flora nagu domineeris vaata tol ajal kogu seda nii-öelda noortevõrgustik. Ega samas kui Siim Luts oli Paide KTM, siis ma arvan, et sina ka. Sest ma arvan, see kehakandus ikka keda läbirääkimiste küsimus. Ma ei tea seda niimoodi, ma ausalt ei ole selle köögi poole. Me helistame pärast jalgpalli ja käib Maarja Trombile, vaatame, mis mina ütlen ei, Viki käe all üles kasvan, nii et kui Viki poisid on PLM-i KTM-id, siis nii on. Nii on, läkki selle kokku. Aga tooks veel mineviku meenutusi, et sina kui kauaaegne Unitedi fänn, et kui sa praegu vaatad Premi, kas sa ka mõtled nostalgitsidest tagasi nende Keane-Vera duellide peale keskväljal, mõtled, et siis nagu jalgpallil kuidagi toredam oli kuidagi jälgida? Ma ütleks niimoodi, et tegelikult praegune mäng on väga vaatemänguline, et ta on tegelikult kõrge meelelahutusliku väärtusega, et mulle tänane tegelikult Prem väga meeldib, et tol ajal kindlasti oli võib-olla sellist nahaalsust, jõulisust, kõike seda oli rohkem, on ju, ja aga ma täna kuidagi ütleks, et täna on nagu kehv toode, nagu, et see on minu arust väga äge toode, et ausalt nagu mulle väga meeldib, nagu mul on väga, tegelikult ei ole nagu igapäevaselt hullult palju aega, aga ma proovin otsida seda momenti, et ikka neid Premi mänge vaadata, et see väga õiges kohas ka, ma lihtsalt peaks mainima neid mänge vaatad ikkagi. Aga oled staadioni ka käinud? Jaa, et tegelikult saigi käidud siin põhimõtteliselt aasta aega tagasi Old Traffordil, see oli siis hooaja viimane mäng. See kus Amarim lubas, et Amarim lubas, see oli niimoodi, et mäng sai läbi ja siis tegelikult oli väga kõva mäng Aston Villaga 2-0, Aston Villal oli ju väga palju mängus, et saada Champions League või mitte, Mahnu lihtsalt tõmbas nagu mingi kriipsu peale ja siis ütleme nii, et see mängu lõpus oli siis see, kus see Amarim tegi oma kõnet, et after this disastrous season I can promise you the good days are coming ja väga õigesti ütles, ongi good days are coming, lihtsalt mitte temaga ei kõige samamoodi ju lubas Tottenhami peatreener ka paremaid aegu, et siis on 3 alati parem, aga Champions tulebki hea siin, aga selles suhtes, et aga Carrick praegu jääb siis või? Ei võeta suvel uut? Carrick on nüüd mees, kellega te lähete edasi järgmised 1,5 aastat. Ja ma ütlen niimoodi, et kui ma vaatan, mida Carrick on teinud, siis see, mida ta esimese asjana tegi, üliõiged muudatused selles kontekstis, ta pani lõpuks Bruno, muutis esiteks formatsiooni, läks 4. kaitseliini peale, et minu meelest see nagu Amarimi 3. süsteem absoluutselt ei toiminud, esiteks ta kogu aeg vahetas neid kuradi keskkaitseid, seal on nagu võimatu mingit rütmi, siin ka oli Sappinen üks päev siin podcastis ja ütles, et et kuule, et kui sul nagu mingit rütmi ja seda nii-öelda automatiseeritust ei teki, siis sul ei teki nagu seda tulemust. Intuitiivselt käitumist, see on täiesti, minu meelest oli täiesti arusaamatu see Amarimi nagu mingi hull shuffledamine ja Amarimi või selle Fernandese mängimine seal nagu 8 positsiooni peal või kus iganes. Tõsi, jah, polnud enam see oli täiesti, ma ei saanud üldse aru, ausalt ma proovisin nagu Amarimi nagu mõista, aga ma ei saanud temast aru, et selles suhtes mina olin väga rahul, et tal oli vaja nagu aega ikkagi kõvasti anda, et ta nagu saaks nagu oma asjad käima. Mulle ei meeldi sellised peatreenerid, kes ütlevad, et siin on minu süsteem ja nüüd hakake minu süsteemi mängima, et sa pead vaatama, mis mängijad sul on ja sa pead nende mängijate järgi panema. See kõlab on niisugune Real Madridi mängija, kes nägi Xabi Alonsot, mis sa ütlesid praegu? et jah, et nagu ma ei tea, et selles suhtes mul hullult nagu Carrick meeldis, et tuli, ta lõi struktuuri, ta pani mehed, vaatas, kes kus sobivad. Esimeses mängus, mis ta tegi ju City vastu, Torgu pani ääreründes, vasak ääreründes. Vingidesse. Nagu üli-bold decision, ja ülihästi, mängis 2 mängu ära vigastat, mis see teeb? Lõi värava isegi ju City vastu. Täpselt, pani Arsenali vastu ka päris ilma. Aga kas Rashford on tagasitöödel tiimi olemas? Mina ütleks niimoodi, et Rashford nägi neid samu muresid, mida Amorim nägi, et selles suhtes ta oli, ma arvan, et ta ei ole otseselt nagu see täiscancer, nagu see nii-öelda Garnacho, et ma ei usu, et täiscancer on, aga nagu vaata lõpuks on ikkagi see, et ma ei tea,
kui sa ikkagi ei suuda nagu enda ego nagu allapoole viia ja ei tööta selle nimel, et saada parim tulemus, no sorry, aga siis tegelikult sul ei ole kohta. Et see on ikkagi, sina oled seal ikkagi mängija on üks nii-öelda ettur, kes peab tegema, endast parima andma, sul ei ole aega seal jonnida ja nii-öelda see, mulle selline suhtumine oma printsiibis ei meeldi, et sa võid seal nagu, ole seal nagu nii-öelda telgitagustes, käia prõmmi seal, mine mingi Vilkoksi laua ta, ütled, kui Amorim on hull, et see ei saa hakkama, paneb mingi veidrat süsteemi siin, on ju. Aga noh, Rashford ei ole selline, ta ikkagi sutsutab sinna meediasse kogu aeg asju ja kõik see teema, et no ma ei tea, mulle siuke asi ei meeldi. No ma läheks edasi Oleviku Unitedi juurde, veidi hiljem, meil on tegelikult teema. Mul on nii hea küsimus. Mul on nii hea küsimus ja ma... Küsi ära, küsi. Nii, sina tänasel päeval järgmise hooaja peale mõeldes. Mason Greenwood, jah, ei. Ei. Sassia, Matis lubasid mulle head küsimust. Igatahes ma ütleme, täna jätkaks pigem nagu Kärikuga, igas mingi see, kogu see maailm, mis seal nagu taustal on, see mingid Greenwoodid, Garnachod, Sanchod, nagu see on nagu, unustage ära nagu. Ma olen jumal kindel, et täna McTominay oli väga hea, McTominay, ma olen alati McTominay saad aru, ta oli vahel ainukene siuke lootuskiir mängus, sa vaatasid ainukene vend, kes päriselt tahab või võitleb selle nimel. Aga tooksid tagasi? Vaat see sõltub nagu mis tingimuste selles suhtes, et ega aeg läheb ju edasi. Et mis tingimus tema ise tahab tagasi tulla, et ütleme, kui sa paned lihtsalt nagu mängid mingit fantasy footballi, siis loomulikult võiks tagasi tuua. Aga nagu ma arvan, päris elu ei ole selline, et lihtsalt nii-öelda nina verist välja, et saaks McTominay tagasi, võt seda ma kindlasti nagu heaks ei kiida. Aga seda tüüpi mängijat kindlasti oleks, meil ei ole keskvälja, meil on vähemalt 3 signingut vaja teha. Ugarte on ju? Ühesõnaga. Sinne pere võtta väga kiireks. Ma pean korra teid tagasi tooma. Me jõuame rääkida veel Oleviku Unitedist, ikkagi läksite täiesti üle meil. Aga sa tõid mehe nagu Sir Alex Ferguson, läbi aegade parim treener. Saab palju öelda küll. Mõigi. Matis, kas saab selle välja öelda? Vaata, kus ta tõi Manu. Kus oli United, kui ta alustas? Matis, kus oli United see hetkel? Tabeli põhjas, aga ma arvan, et Fergusoni suur edu langes ka aega, kui hakkasid suured rahapremmi tulema. Aga ma arvan, et Aberdiniga tegi ka head, et ma ütlen, et ta hea treener, mina lihtsalt võib-olla hindan maailma parimat treenerit millegi teise järgi, et mina arvan, et Miguel Arteta on hea. Ma arvan, et Guardiola, Cruyff ja Rinus Mikkelson võib-olla oleks minu top 3, aga see on ka siuke maitse-eelistus ja võib-olla läheb sinna rohkem jalgpalli nii-öelda taktikalise innovatsiooni kaela kui nagu tiitlite tuleb. Jalgpalli pole ainult taktika. Ei saagi top 3 panna Manu treenerit. Ega jalgpalli ei olegi ainult taktika, jalgpalli on ka man management, mis minu mõelest tuleb väga-väga palju ja see on Fergusonil oli nagu praegu, kui kedagi saab tuua, siis on nagu Carlo Ancelotti. Aga ma ei võrdle Carlo Ancelottit Fergusoniga. Ei, no selles suhtes... Ma räägin man management see osa. Minu meelest ülipull oleks, kui paneks praegu Alex Fergusoni kuskile Unitedi riietusruumi nagu praegu tänasel päeval. Selle Fergusoni, ütleme veel siuke 2000 alguse Fergusonis, kui ta veel oli siuke vihane ja tahtmist täis nagu vaata. Et see, kuidas jalgpall on välja söönud Mourinho, ma arvan, et samamoodi Ferguson oleks praegu üliraskeks. Sellepärast, et Mourinho pidi üle elama selle nii-öelda põlvkondade vahetuse, kus nii-öelda Terride ja Carvaljode pealt sa järsku oled nagu mingit... Mourinho oli lihtsalt tõlk. Vaata, kui mees välja jõudis. Aga nagu selles suhtes, et ma arvan, et oma põlvkonnas oli Ferguson man management väga hea oma klubis ja tegi seal ju klubis otsustas pea kõike, aga... Kas ta tänapäeval seda riietusruumi sama hästi haldas, kui kõik on sotsiaalmeedia, kas ta saaks popkade asjadega riietusruumis hakkama, ma kahtlen. Ma arvan, et siin tulebki ka siis õige kontekst nagu luua, et sa ei saa nagu võtta nagu inimest, kes oli 25 aastat tagasi ja panna ta nagu tänasesse päeva, et nagu sa pead panema siis tema nagu, et missugune ta inimesena oli, et kuidas, kui kohanemisvõimeline ta on, et missugused omadused, mis olid nagu tema need põhiväärtused, mille järgi ta nagu juhtis, sest kui sa paned selle sama inimese tänasesse päeva ja ta nende väärtuste pealt hakkab oma otsuseid tegema, siis küsimus see, kas ta jõuab nagu sama nagu hea tulemuseni või veel paremini, et mina ütleks nagu see, mida ka Germo välja tõi, et see nii-öelda man managementi pool, see oli täiesti nagu
kosmos, et ta valis ju, ta handpickis nagu mängijaid läbi selle, et mitte ainult, mis su nagu see technical ability on, vaid ka mis su see karakter on. Ja see on minu meelest üks asi, millega täna täiega nagu võssa pannakse. Et nagu sa puhtalt vaatad, mingi, ma ei tea, kuskilt vaataks jälle mingit, ma ei tea, mingit statistilist analüüsi, tuleb mingi Sesko, tuleb sulle ette, oi, pikk poiss on, jookseb kiiresti, lööb on ja mõlema jalaga. Thanks on ju, aga no tegelikult nagu vaatad nagu, mis su siis pärast nagu räägid temaga võib-olla inimesena räägid ka, et karakter on jumal okei, aga nagu see eye-test nii-öelda, et kuidas ta tegelikult päriselt nagu, mis ta flow on, kuidas ta mängust aru saab, et kas ta jookseb lihtsalt nagu tuimalt nagu otse ja saab palliga vastu pead on ju või siis nagu päriselt nagu saab aru ka, et nagu mis dünaamika nagu toimub, et minu jaoks nagu Ferguson oli kõik need asjad olemas, et ta sai kogu aeg, nagu ta tajus riski mängus kogu aeg, et millal on vaja jälle rohkem riski võtta, millal on vaja vähem, kus on nagu, et sealt tulid need tulemused, ta mängis tulemuse peale. Et see ei ole nagu see hurraa jalka, mida sa seal Realis vaatad, on ju, kus lihtsalt nagu paneme Vini ja Mbappe jooksevad ja äkki löövad ära kuidagi, et selles mõttes mulle nagu Manu Fergi all nagu hullult meeldis, sest kõik oli nagu paigas, nagu oli vaja riski võtta, võeti riski, oli vaja nagu nii-öelda kaitset kinni tõmmati kaitse kinni ja mehed kõik oli nagu iseloomuga. Aga paigas olid ennekõike, ma ütleks just need 2 meest, kuidas ta suutis saada ka need mehed kokkuvõttes mängima. Ehk siis Rooney ja Ronaldo 2006 MM-il läksid täiesti raksu. Et ja tundus, et seal ei ole enam tagasiteed, seal ei ole enam viisi, kuidas need mehed saaks koos edasi mängida. Need mehed võitsid 3 premierist, need mehed võitsid Champions League'i. Aga kui ma küsin sinu käest, Martti, kumba sa pead suuremaks legendiks Unitedis, kas see on Wayne Rooney või see on Cristiano Ronaldo? Arvamusi on väga-väga palju erinevaid. Tead, ma ütlen ausalt, ma pole iseenda käest kunagi sellist küsimust küsinud, et kui ma panen nagu, no ütleme, et siis puhtalt selle pealt, et kui pikk oli Rooney karjäär ja tema nagu mõju, siis mina ütleks nii, et nagu Rooney nagu see resumee räägib iseenda eest, et ma nagu legendina paneks, aga nagu fakt on see, et Ronaldo see star power nii-öelda ületas Rooney oma. Noh, et nagu nii-öelda, et kui ma panen nagu, kes oli kõige kõrgema piikiga, siis see oli selgelt nagu, oli Ronaldo, aga kui sa, see on umbes sama, et kas sul on Jordan või LeBron, et et suures pildis ma ütleks nii, et aga ma küsin, kes on läbi aegade parim Premier League'i mängija? See on päris keeruline. Kas siit pildilt võib see mängija tulla? No kindlasti on ta seal kandidaatide hulgas. Jaa, kandidaatide hulgas on kindlasti, et no ma olin tegelikult väga, ma ütlen, Manu fännid laused, ma olin väga Henri talendi austaja. No mulle, see oli nagu, teda vaadata nagu väikse poisina, see oli nagu, sa läksid pärast seda trenni ja proovisid seda kuradi kinestida nagu sinna taha nurka nagu, et et selles suhtes nagu, aga ei, mina ütleks, et ma ei ole ausalt öeldes seda, oleks ma teadnud seda küsimust ette, ma oleks natuke mõelnud läbi, aga ma arvan selline, ma isegi ise ütleks niimoodi, et Manu eduks oli kohati isegi suurem roll nagu Ferdinandil ja Vidicil, nagu sellisel nagu see keskkaitse duol, et nagu see oli see, mis tegi minu hinnangul sellest meeskonnast selle nagu meistermeeskonna. Ja see on see, nagu, mida sul on vaja seda nagu sellist nagu alfast, isast. Kas mitte Vidic ei võitnud Premier League aasta mänge tiitli? Muidugi, jah. Et ta oli nagu, pärast seda, kui Ferdinand ära läks, nagu siis Vidici najal nagu see Manu veel püsis ja võttis oma veel nagu lõputiitlid, on, et see nagu, see kui nad koos mängisid, see oli nagu, ma ei tea, sai kindel, et nagu kaitse on korras. Minu meelest ongi veider, et väga paljud ei olegi austanud just Vidici seda seal Unitedis, et ikkagi väga toodi alla seda, et minu meelest. Aga see on minu meelest ka, et inimesed tahavad austada seda, mis on niisugune nagu see on nagu Rooney ja Ronaldo, et ta tahavad austada seda, mis on ilus ja trikikas ja flash ja Ferdinand oligi palliga parem ja aga Vidic pakkus sinna sellist toorest jõudu, brutaalsust, mis sageli jääb nii-öelda tähelepanu varjas. Ronaldo tagasitulek koju, kuidas selle vastu võtsid ja kuidas sa kommenteerid seda lõppu, mis juhtus? No ma ütlen selle kohta lihtsalt Erik Ten Hag. See vend keeras kõik pekki nagu. Kas te kuulete, ma rääksin seda kogu aeg, Ten Hag oli see patu ainult, ei olnud Ronaldo. Täielik cancer, nagu ma ütlen, nagu kõik see, mis ta tegi Manuga, ta lihtsalt nagu, ma ei tea, tinistas seal nagu mingi kuradi Glazerid ära või ma ei tea, Ron Arnold või kes iganes veel kuradi see mingi turundusvend, kes pandi kuradi ettevõtet juhtima, no ma ei tea, lihtsalt
see oli kõige hullem otsus, mida üldse sai nagu Manu teha. Noh, tol hetkel võib-olla tundus, et on okei, aga see vend nagu lihtsalt nagu tõmbas nagu Manu nii auku, kui üldse vähegi võimalik. Ja noh, ma arvan, et Ronaldo läks sinna keskkonda ja ta sai aru, et siin on kõik on tuksis. No. Et selles suhtes tema nagu see nii-öelda ausus kogu selle asja juures oli ülioluline. Ma arvan, ta alguses rääkiski seda kõike just klubile, ta rääkis seda klubi juhtkonnale, treeneritele, kõigile. Ja alles lõpus, siis kui oligi mõõd täis, siis ta alles läks ju meediasse, ega meedia on ju 2 aastat ja midagi tuli, see Ralf Ragnik tuli sinna. Sinna võige rohkem sügavale sisse vaatama kui ainult Den Haag, et tegelikult kala hakkab madanema nagu peast, ja kui sul kogu seda Unitedi hiiglaslikku rahavärk on keerutatud selleks, et oma võlga teenindada ja dividende võtta, samal ajal sul Trafford laguneb, Carringtoni treeningbaas, nagu Ronaldo ütles, et ma läksin 2009 Real Madridi, nad pole siiamaani vahet ja asjad. Vesi on sama, mis oli 2008. Ja siis nüüd Radcliffe peal seda mängis seal enam mingi köögitöötajate palkadega, et seal kokkuhoidu leida, samal ajal nagu ma ei tea, maksad kaartele palka. Ei no täpselt, ma arvan, et see ongi see nii-öelda kogu selle Manu nii-öelda downfalli nii-öelda nagu peamine põhjus, et sul see Glazerid lasid rahulikult selle Fergi nii-öelda nagu töönajal, aga üks moment nagu maailm muutus nagu niivõrd palju nii-öelda arenenumaks, et kogu see nii-öelda spordidirektori roll, et noh, ma ütlen, City ju, ütleme, üks on muidugi tore, et sul šeigid tulevad rahadega, sul peab keegi aju ka olema, et noh, see, mis see Tšiki nii-öelda on teinud seal City's on ju, see tegelikult on nagu, see on ebareaalne. See on ebareaalne, missugused kompleksid, missugused talendid sealt tulevad. No see on ju täielik talent factory, sama mis kunagi oli nagu just kui Manu akadeemia, noh tänaseks on nagu mingi noh, siuke nagu lihtsalt nagu... Manu enda legendid panevad ka lapsi City akadeemiast, no, akadeemia on nii palju paremast. No muidugi, vaata, see ongi see, kuhu sa oma raha investeerid, loomulikult noh, see ongi see Glazerite nagu leverage buyout, mis nad nagu tegid, on ju, et noh, see on nagu muidugi kosmos, et siuke asi üldse kunagi on läbi läinud, aga no mis seal ikka. Ma kuulsin esimest korda, et City akadeemiasse pannud Unitedi legendid oma mängida. No ma arvan, kindlasti võib panna. Aga kui lähedal oli see okei, see oli väga lähedal, et Ronaldo oleks läinud hoopis Citysse. Ferguson oli see mees, kes rääkis ta ümber kokkuvõttes. Et seda on hiljem räägitud. Aga sinu arust oli üldse õige lüke Unitedilt tuua Ronaldo tagasi? Ja kas Ronaldo sai hakkama oma ajal? Ma arvan, et selles suhtes see on nagu suhteliselt nii-öelda, ma arvan, et kui ta oleks Citysse läinud ja City oleks teinud tulemust nii-öelda koos temaga, mida ma arvan suure tõenäosusega oleks teinud, siis tegelikult sa vaataks selle ajale peale hoopis teistmoodi. See, et ta tuli Manusse, ma arvan, nagu Manu jaoks oli selles suhtes hea. Selles kontseptis sinu nii-öelda see legendi staatus säilis, et see oli Manu jaoks olulisem kui ma arvan Ronaldo jaoks. Ronaldo oleks saanud ka City's väga edukalt. See, et ta oleks võib-olla nii-öelda prooviti teda ära rääkida, see, et kuule, et vaata, kuidas Manu fännid hakkavad vaatama. Aga maailma jalgpallis poleks midagi juhtunud selle pärast, et noh, see oleks nagu, mis siis ikka? No ikkagi tal oleks ikkagi mingisugune, no ma ütleks ikkagi päris suur plekk oleks jäänud Ronaldo nii-öelda legassile. Aga kui ta oleks tulemust teinud? Ei, ta oleks nii või naa tulemust teinud. Kui ta poleks tulemust teinud, tuleks Citysse läinud ja poleks tulemust teinud, et siis oleks ta tõmmanud endale no ikka nagu korralikult jama kaela. Aga nagu ma arvan, et lõppkokkuvõttes see, et kas ta tuli, ma ei tea, minu jaoks on see olnud suhteliselt ebaoluline nagu sündmus suures pildis, ta oli võib-olla oluline selles kontekstis, et mingi, see andis nagu tõuke mingiteks muutusteks, et selgelt hakkasid sel hetkel ju kogu see Radcliffe'i teema hakkas tugevamaks muutuma, on ju, et ja tänu sellele, et noh, ma arvan, et ta pani nagu mingi nagu lumepalli võib-olla nagu veerema ja noh, tänaseks ma ütleks, et noh, tänasel päeval, kus Manu on versus see, kus ta oli nagu 3 aastat tagasi, on täiesti teine, et noh, minu mees nagu see Wilcox tundub nagu, alguses ma olin väga skeptiline kogu selle nagu Wilcox ja see Pareda, kes need nii-öelda juhid täna on tegevjuht ja spordidirektor, et noh, City vennad nii-öelda, et hakkavad nagu Wilcox, kas ta töötab Newcast või Brightonis, kus sealt kandist või? City's oli see... Ei, ta oli seal mingi akadeemia teema oli temal. Minu meelest ei olnud Milko mõlemad. Ja, ei, sul on õigus. City'ga mõlemad. Ja ta oli mingi City ja noorte akadeemia. Ühe venna Newcast vaata, kelle... Ja, see oli see Ashford ja selle nad võtsid, kelle ossid üle, panid siis pooleks aastaks nüüd gardeningi tegema. Et ja, et noh, täna reaalselt on nagu see olukord, kus sul on nagu modernne nagu jalgpalliorganisatsioon, mida päriselt juhib tegevjuht, kes saab asjadest aru ja sul on spordidirektor, kes päriselt ka saab nagu jalgpallist aru. Ja seda on kohe näha, esimene transfer window, noh, poisid nagu deliverisid, kes teadis see enne Lammest ennem? Ei, see Lammensiga pandi ikka väga täppi pandi. Sul on põhimõtteliselt, ma arvan, ta on contender nagu ei, Lammensiga pandi nagu hooaja parima väravahi tiitleid, noh, vaatad Donnarummat Rajatonis, vaatad Lammes, vana rahu ise näeb välja nagu 35-aastane, aga tegelikult on kuradi 23. Mees metsast tuli lihtsalt, aga rääkides siis mis praegult Unitedis ja mis nüüd järgmine aeg juhtuma hakkab,
siis kas Bruno Fernandesega United jätkab? tead, see on nii keeruline, ma ütlen, Bruno on sihuke piinatud geenius, et mulle see, mida ta kõike pakub sellisel viimasel kolmandikul, need nii-öelda, noh, ta on nii geniaalne mängija, et sellist ei ole teist ja sa tahad endale sellist meeskonda, aga mida ma olen pannud tähele, on see, et iga kord, kui meil on mingi välismäng, siis tüüp mängib nagu kulda, no alati nagu ta kunagi ei vingu, ei virise ja kohe on kodumäng ja asjad ei hakka liikuma, kohe hakkab mölisema kõigi, ta on kogu aeg nagu siuke nii-öelda rahul vingu viiul nagu, ja saad aru, ja sa ei saa meeskonna kaptenina olla selline inimene, sa ei saa. Kas ta on liiga nõudlik? Mul isegi vaata, lihtsalt üks juhtimisalane nii-öelda nõuanne või selline nii-öelda teadmine lihtsalt, et 10% sellest, mida sa nagu ütled, on see, et on need, mida sa ütled sõnades ja 90% on see, et kuidas sa ütled. Ja vaata, Fernandes ei saa sellest aru, kuidas ta asju ütleb. Ta teeb seda kogu aeg nagu vinguva näo, kogu aeg ta nagu siuke nagu ta ei anna seda nagu positiivset emotsiooni, ta ei anna seda toetusfooni nagu, et kui asjad ei ole hästi, siis kohe on nagu see nagu kätega vehkimine, vingumine, et see mulle absoluutselt ei meeldi tema puhul. Sina, Marti, oled nüüd Manchester Unitedi tegevjuht. Sinu juurde tuleb tähtmängija, piinatud geenius Bruno. Boss, ma tahan 3-aastast lepingut, 400 000 naela või Saudisse. Palju on sinu õuel? Mida sa teed? Täna mina ütleks nii, et Fernandes praegu 32 on ju, 4 aastat, 36. No 4 aastat on muidugi päris pikk leping. Seal on vaja kompromissi. Seal on kuskil on vaja mingit natuke kompromissi, ma ei annaks talle 4 aastat 400. Noh, et nagu see on nagu... 3 aastat. 2+1 läheks. Aga ma olen selles suhtes nõus, et täna United peab endale nagu otsa vaatama selles osas, et kui me tahame tiitlit võita, siis Fernandesega minu hinnangul on võimalik tiitlit võita, aga sa selgelt pead aru saama, et tema ei tohi olla meeskonna kapten. Noh, et sul peab olema meeskonnas mingi lüli ja eriti kaitseliinis, kus sul see nagu see alfa meil ei ole praegult, meil ei ole, sorry, aga Harry Maguire ei ole see. Aga sa ei too ka sellist mängijat ju, kunstlikult ka sa nagu ei jane ju kapteni vahele, ma ei tea. No võib-olla Lisandro Martinez, kui ta oleks terve ja oleks võitleja. No ma ei tea. Aga ta on ka siuke võitleja ikkagi ja siuke liider minu meelest väljakul. No minul on Fernandes või selle Martinezega on see lihtsalt, et tal minu jaoks nagu puudub see autoriteet, noh, nii-öelda sellisel mänguliselt, ta mänguliselt ei ole selline autoriteet ja... No loeb riietusruumi autoriteet tuleb ka enne. Kui sa ikka nagu endasin nagu sikutad patsist, no sorry, aga nagu see ei ole nagu okei. Sellega sa ei kehtesta oma üleolek. Sorry, aga see näitab nagu see, et sul kuskil ikkagi on nagu midagi. Oma kompleksid. No mingi siuke Napoleoni värk on kuskil sees nagu ikkagi, et mina ausalt ei näe täna nagu Manus seda nii-öelda kaptenit ja sellepärast ma ütlengi, et nagu kui ma ütleks nii, et kui ma saaks nagu mõelda, et tahaks, et pigem, et Manu ikkagi nagu võidaks tiitli, mitte et teeks lihtsalt ägedat, teeme nagu mängime jalkat nii-öelda, teeme pulli. Et siis kui ma saaks nagu treidida selle vastu, ma ütleks, ma pigem võtaks nagu sellised nagu mehed, kes nagu mängivad tiitlile, kui lihtsalt nagu ägeda jalka, nagu mida Fernandes võib-olla suudab teha. Aga Casemirole, kas pakuksid 1 aasta juurde? Ei. Et on aeg minna? Ja ma arvan, et ta tegi super hooaja lõpu, aga tegelikult on näha, et ta juba praegult on väsinud, ta on nagu viimased mängud on selgelt nagu läinud allapoole, aga noh, nii-öelda minu jaoks Casemiro on nagu olnud, ta oli ülihea oss sel hetkel, kui ta tuli, ta andis kõike seda ja selgelt ka tema, ütleme, see on see, mida Erik ten Hag teeb nagu tipp professionaaliga. Casemiro läks ka juba nii-öelda vormist väga loiuks. Muidugi, no see näitab seda, et nagu, mis sul nagu tegelikult mängus või nagu see süsteemis nagu toimus. Et noh, tänaseks tüüp on nagu vormis, mängib super nagu, aga ma ütlen, et nagu Manu mured on palju sügavamad, see tiitli peale, et see nagu, see lõhe nii-öelda selle nagu tiitli ja tänase olukorra vahel nii suur, et vahet ei ole, mida see Kärrik täna teeb, on, et ta on väga tubli, minu arust teeb õigeid lükkeid, kuigi viimased 2 mängu ma absoluutselt ei aru, mida ta on teinud, et ma ei saa üldse aru, miks ta seda Seskot sinna nagu tippu topib, kui meil selline mängijate valik on, et pigem läheks Peumoga. No igatahes, ei no selles suhtes juba, sul on nagu
ma ei saa lihtsalt aru sellest, et mida see Sesko teeb nagu sellises nagu 90, kui sa plaanid nagu, et ta alustab, on ju. Et sul ei ole, meie äärekaitsed ei ole väga tõusvad. Nii-öelda, see ei ole nagu see tänase olukorras veel eriti. Kui sul on Shaw nagu ühel pool, kes üldse krossi ei pane, see paneb ainult selliseid nii-öelda madal passe läbi, on ju, ja ta loo paneb, selja taha meestele pigem rohkem. Ta loo ei pane üldse midagi, ma ei tea, see lihtsalt nagu et ei ta on muidu pull vend selles suhtes, aga nagu tal ikkagi seda, ma ei tea, seda tippkvaliteeti ei ole sellisel kujul, kus seda tiitli peale mängida. Et sul ei ole nagu crosside vendasid, ta nagu hold-up play on nagu suhteliselt keskpärane Seskol, on ju. Et peamäng, come on, sorry, aga ta pigem nagu paneb pea vastu, mitte ei suuna seda palli. Ta nagu ei ründa. Tal ei ole, seda instinkti ei ole ja ütleme, see, mida mina teadsin, et tal on kõva jalalöök, on ju. Seda pole üheski mängus näinud, ta ei löö kordagi kaugelt. Aga game changerina ta on päris hea minu meelest, kui ta pingi pealt tuleb, kui ta sekkub mängus, siis ta on päris hea. Just, et mis tal on hea, on see, et ta on nii-öelda hästi selline natuke nii-öelda siis robotlik, et siis ta nagu teab, et umbes, et selles olukorras ma nüüd pean nii tegema. Ta on füüsiliselt võimekas, ehk siis ta näeb, et okei, nüüd on siuke olukord, ma teen niimoodi ja kui pall tuleb, siis ongi ta õige mees õiges kohas. Aga tal ei ole seda mingit taju tegelikult, mis ümber, minu arust parim olukord, ma mäletan, mis oli mingi Aston Villa mängus või kuskil. Fernandes hakkab nagu pikka passi panema ja Sesko jookseb lihtsalt kõrvalt lihtsalt nagu mööda. Jookseb täpselt selle söödu trajektoori ette, saab täiega vastu kuplit. See on see nagu, kas sa üldse tajud ka, mis ümber ringi nagu toimub. Aga kui nii mõttes, on tegelikult hästi huvitav vaata, et Alexander Isak, siis võtame Voltemade, võtame Haaland, võtame Šeško, suured ründad, aine? Jõkkeres unustasid, sulle ei meeldi Jõkkeres? Olge ausalt nagu, peaga mängides, vaata Jõkkeres on neist kõige parem nagu. Ei, mis asja sa nüüd oled? Palju Jõkkeres varaid peaga lööb? No rohkem kui Haaland, aga kõik on peaga ülikehvad. Midagi, mis 20 aastat tagasi uskumatu tundnud. Ja suured mehed, aga peaga mängida ei oska. Voltemaadest palun ärme räägigi nagu vaata. Aga selles suhtes, et huvitav tendentsi muutus. Aga kui sul on 3 mängijat praegusest Unitedi meeskonnast, kelle ümber meeskond ehitada, kes need oleks? Kunja, Beuma, Maad, nemad mulle hullult meeldivad, super vennad, et ma arvan, et need 3, tegelikult Lammensin pean ka sisse panema, et nüüd siis kuidagi... 4 on paigas, 4 on siis paigas. Ja Bruno ei mahtud. Ei, sa mõtled, kui ma pean ette, ma hakkame üles ehitama nagu sa tahad 3 aasta pärast tiitile mängida. Ma tahan nagu nii-öelda selles... Aga Bruno nagu, see, mida Bruno on juba praegu pakkunud 4 aastat, kui ta on Unitedis mänginud, kas ta ei vääri tiitlit või? Ei, kindlasti, selles suhtes ma Bruno võtaks iga tähes nagu meeskonda. Aga mitte ei mängis tema ümber? Ei, selles suhtes nagu... Bruno sa vaaksid vajadusel kogu aeg pingile, tuleb varu Siivas. Ei, see ei ole point, sa räägid ju sellest, et sa hakkad meeskonda ehitama 3 aasta, 4 aasta perspektiivis, et 4 aasta pärast sul enam Fernandes ei ole mees, kes veab... Ei, seda küll. Et nagu selles suhtes, et kes on need nii-öelda nagu, ma ise mõtlesin, et äkki ma olin Kobi Manud, et äkki oled suur austaja või? Jaa, ei, selles suhtes, ei, Manu on, see on jälle üks hea näide sellest, kuidas nagu Amorim külmutas nagu venna täiesti ära, ja siis sa nagu, see mäng nagu näiteks Liitsiga, sa paned nagu Ugarte, Casemiro, nagu sa vaatasid mängu algust, see Ugarte ei saanud aru, mida ta üldse seal poolkaitses tegema peab. Ta mõtles, et ma olen siin Casemiro kõrval nagu, et turban teda või midagi sellist nagu, et täiesti positsioneerimine. Ta ei saa midagi aru. Ta ei saa mitte midagi aru, mis ülesannet ta seal platsil teeb. Ja siis nüüd nagu Chelsea'ga mängus, Manu rahulikult seob kõike, käib, liigub, lükkab passi, kõik nagu siuke nagu nauding vaadata, et muidugi tegi super hea mängu ka Chelsea vastu, aga... See meeletas mulle, kui sa Ugartek kirjeldasid, et kunagi oli Liverpool läks vastu ennust Alberto Herrerat, hispaanlast, ja siis Benitez küsis, et kuule, et huvi on nagu mällu, et muidu inglised oskad, Herrera, jaa, pole hullu. Oli presentation ära, et läheb Benitez, et kuule, et siuke väike asi, et tegelikult ma ei saa inglise kees mitte kõssugi aru, nagu vaata Liverpooli 8 milli kuulutanud, et võib-olla Ugartega on samamoodi nagu vaata, et ta lihtsalt ei saa aru, kui temaga räägitakse, vaata. Herrera on praegu üks Saksamaa treener üldse ju. Kunagi oli vist olümpiaakoses, aga... Frankfurdis äkki. Aga... Ma arvan, et ta lihtsalt, Ugarte tuli PSG-st, ja ega Luis Campos, kes spordidirektor seal, ega ta ei ole rumal. Ta on ikka super tööd teinud, ta sai aru, et see United tuleb, väga hea, 50 küsime, sinad arvad, et on hea, nad arvad, et ju siis on hea mängija, et mida rohkem ma küsima, et seda rohkem nad arvad, et see on hea vend. Neil oli vaja lõhkuvat poolkaitset, ega turvulist ei olnud ka siukest meest võtta, aga lähme korra siis vaatame, mis seal allpool toimub ja äkki nüüd olete samas paadis, et Tottenham on vist väga lähedal välja langemisel, nädalavahetusel mängiti ju Viiki Brightoniga 9+5 ja
ja kuidas sa, Martin, seda asja hindad, kui Tottenham peaks veel langema, et mis siis saab? Et oleks ju magus revanš ka ikkagi, et eelmine aasta Euroopa Liiga võitis ju Tottenham ära ja nüüd kukud järgmine aeg alla. aga vahele, ta juba mõtleb, oota, Mikki Oderven võiks tulla, ta mõtleb niimoodi selle peale nagu vaata. Ja Bissouma võtaks endale sinna pingile. Et ei, tegelikult ma arvan, et Tottenhamil, ütleme, minu jaoks oli nagu väga suur üllatus, et nad nagu nii all in on nagu De Zerbile. Et ma väga vaataks sellele nii-öelda seal juhtkonnale natuke otsa, et nagu mida kuradid need vennad seal teevad, on, et see täna nagu põhimõtteliselt kogu võtmed on kätte on ulatatud mingi Johan Langele, kelle nagu resumee on nagu siuke, et vaatad peale, et millega sa oled hakkama saanud. See on see, et ma olin nagu Kopenhaagenis. ma lihtsalt mainiks selle ära, et seal on ju kes klubi CEO on ju tegelikult see Vishny ja see Arsenali vend. Ma arvan, see on nagu next level. Subi Peer oli muidugi Barcelonas ka enne, ma ei tea, ta oli ka Arsenalis. Kui ma seda lugesin, mul oli kohe nagu noh, arvad oli jah? Et see oli vend minust, kes Mustafi ka Arsenali tõi sellest. Et jah, et nagu väga palju küsitavus, et noh, see meeskond, ma ütlen nagu minu meelest nagu Tottenhamil on nii palju ebaõnne, vaata seda nagu injury listi, nagu sul on põhimõtteliselt nagu, sul on nagu terve koosseis on väljas, on ju, et sul ongi nagu väga raske, et selles suhtes väga keeruline ülesanne kõigile, et ma arvan, see Toomas Frankil oli juba nagu alguses nagu väga raske, siis tal olid järjest vennad veel vigastada ka ja no ongi noh, mis sa teed, on ju, et keeruline, aga ma ütleme, et De Zerbil on ülisuur ja keeruline ülesanne. Mina ei oleks elu sees valinud sellist inimest just nagu karakterit Tottenhami nagu etteotsa, sest see on nagu räige gamble, aga no ju siis nagu neile meeldib gamble'ida, et aga praegu ongi vaja ju gamble'ida ka. Mina lugesin seda artiklit, mis oli väga huvitavalt välja, et sa ainult ikka välja vaatad, praegu mõõdetakse, mis jalaga lööd ja tuhat statistikat, et Tottenham on ka siuke meeskond, mis on statistika põhjal kokku pandud ja on siin kuulda olnud ka niimoodi, et nad otsivad statistikast nagu kinnitust, et pööldakse mingi agentuuri poole nagu vaata ja see on see, et umbes, et nii, meil on siin 3 mängijat, analüüsid, kes on parim, aga noh, tema peab parim olema teie analüüsi järgi nagu vaata. Nad on toonud endale põhimõtteliselt mängid, kes nagu jooksevad hästi kiiresti, hüppavad hästi kõrgele, löövad hästi ja siis toodi statistika välja, et on 2 Tottenhami mängijad, kes on Premier League'i esisajas antud söötude poolest ja see oli kas Mikki van der Ven ja äkki oli Cristian Romero, aga jalgpallis me ei saa üle ega ümber, siis söötmine on üks põhielemente, mida tuleb osata, mida teha ja kui sul on meeskond, kes nagu seda ei tee täpselt, siis ongi väga-väga keeruline. Resultaat on ju käes hetkel, aga mis loodame, et veel ei ole. XG kaotsid üle ja et XG järgi nad jäävad püsima või ei jää? Kusjuures mina reaalselt arvan kahjuks seda, et nad jäävad püsima. Ei jää. Ma loodan, et nad ei jää, ma sügavalt loodan. Ma ütlen ausalt ära, et kui ma nägin nüüd seda viimast mängu, siis see andis lootust. Tegelikult Xavi Simons väga-väga südikas mäng, aga nagu, mis minu meelest Tottenhami kõige suurem nagu probleem on see, et neil puudub selline vaimne tasakaal meeskonnas, et sul mehed on, sa selgelt näed seda, et nad küll võib-olla nagu tahavad head tulemust, aga nad siis kohe, kui on nagu ebaõnnestumine, siis kohe on jälle, nagu mingi nagu täitsa nagu see nagu see allaandmine tuleb nagu no kohe, kui sul see ebaõnnestumine tekib, et hullult, ma mõtlesin niimoodi, et kui see nii-öelda seal viimases mängus, kui see nii-öelda posti läks sealt nagu nii-öelda Van de Veni mingi tagumikust või mis iganes on, et nagu, et kui see oleks nüüd sisse läinud, oleks esimene sisse lasknud, oleks 1-0 taha jäänud, et oleks valmist ära kukkunud, aga näe, õnneks nagu ei läinud siis, lõid oma 1-0 ära, lõpuks ikkagi suutsid nagu viigi kätte saada, et ma nägin mingeid märke, mis minu meelest nagu andsid lootust, aga nagu, et võib-olla ikkagi see gamble nagu nii-öelda toimib, et De Zerbi suudab need vennad nagu mängima panna. Keeruline näha, et aga no mulle meeldib see, et Romero puhul, et neil on kapten siuke, kes on ikkagi siuke mees, kes nagu katus täiesti sõidab tal nagu, et kui Bruno puhul on see, et ta on siuke vingupiul, siis Romero on see mees, kellel katus sõidab. Ma lihtsalt tahaks öelda seda, et Tottenham peaks kindlasti püsima, kui viimast mängu oleks Manchester City vastu. Sest millegipärast läbi aasta City vastu nad kuidagi mängida, jah. Aga Arsenali õnneks nad ei mängi Cityga, need viimased mängijad. Aga Marti, lõpetuseks meil on MM-i aasta. Kelle poolt saad MM-il ja kes tuleb maailmameistriks? Ma arvan seda, ütleme nii, et isiklik sümpaatia on olnud juba lapsest peale selline Holland ja Inglismaa, et selline duo,
et nüüd viimasel EM-il tegelikult mulle väga väga meeldis Hispaania mäng, kuigi ma Hispaaniat pole mitte kunagi nagu fännanud nagu selliselt, aga noh, see, mida sa näed, see, mida nad tegid, see, kuidas see Nico Williams ja Lamine nagu põrjetasid, see oli super. Kogu see keskväli, mis seal nagu, kuidas nad, no see oli nagu, see on nii hea vaadata, sa lihtsalt nagu hindad seda väga kõrgelt. Aga ma miskipärast arvan, et see on nagu Lõuna-Ameerika aasta, et taaskord, ja ma ütleks nii, et tegelikult ma usun Brasiiliasse, et ma arvan, see on niisugune nii-öelda, ta on nagu niisugune must hobune, et kui seal asjad paika sätivad, siis tegelikult seal on, et minu meelest noh, Gabriel, super nagu keskkaitse nii-öelda selles kontekstis, et sul on nagu see alustala nagu kaitses on olemas, seal on väga palju häid mängumehi, et mulle nagu Brasiilia tegelikult, ta võiks olla selline jokker, aga no väga lahe mõelda, et me räägime Brasiiliast 5-kordne maailmameister ja nad on must hobune, et aga nad võiks olla küll seal nagu ikkagi vabalt mängida MM-tiitli peale jälle. Mis sa Mats arvad Brasiiliast? Ma ei usu sellesse. Miks? Ma arvan, et nagu välja toodud, siis ma arvan, et jalgpalliakadeemiad, mis on Euroopas, on nii kvaliteetsed, et see nii-öelda mõtestatud ja nii-öelda automaatne söödumäng, mida akadeemias sa lapsest peale õpid, on midagi, mida nagu Brasiiliast ei saa ja sellepärast Brasiiliast tulevadki ääremängijad, ründajad, keskkaitsjad, mitte keskpoolikud, kes on mängu võtmed selleks, et võita. Vaata, aga siin ongi hästi suur vahe on see, et üks on nagu koondise mäng ja teine on nagu klubimäng. Klubimäng on nagu see on oluliselt struktureeritum, et sul on nagu see flow pealt nagu on vähem asju, aga nagu koondise mäng on nagu selgelt see, et kus sul ei ole seda kokku mängu sellisel kujul, et sa peadki flow pealt tegema, sul on see individuaalne meisterlikkus, kogu see X-faktor hakkab nii palju rohkem, et ma olen selles suhtes nõus, et Brasiilia nagu suudab nagu tulemust ainult sellisel juhul, kui nad suudavad oma kaitse ja niisuguse poolkaitse nagu kuidagi nagu paika saada, et aga noh, selles osas on lihtsalt nagu üks huvitav. Aga kes oskate mulle nimetada 2 head Brasiilia keskpoolkaitset praegu, kes oleks nii-öelda maailma top 10? Bruno Guimaraes kindlasti võiks selle võidelda. Et ma arvan niimoodi, et Bruno Guimaraes, sul on Marquinhos ja Gabriel ja sul on see nagu see kolmik nagu seal keskel ja see on juba sul nagu noh, nii-öelda üli tugev. Aga minust on alati raske, kui sul ei ole seda nagu nii-öelda, sul peab keegi olema nii-öelda see mängujuht või nagu noh, playmaker vaata. No mina paneks Rafinha mänguhile 10 peale mängima. Ja äärte peale paneks Vini ja Estevao ja tipu paneks Igor Thiago. Et ma arvan, Brasiilia võib tegelikult, nad võivad päris kaugele ervutada, aga veel keegi peale Brasiilia. Ja ei, no muidugi, no ütleme, väga tore oleks, kui jalka tuleks koju, et selles oleks inglaste üle väga õnnelik selles kontekstis, et nagu ma tunnen, et nagu nad on nii vaevatud nagu nation nagu selle, et selles suhtes nagu kannatanud on ja endale Prem meeldib ja tegelikult nagu selles suhtes nagu väike sümpaatia ikkagi on nagu nende suunas, et ma ei ole siuke nii-öelda, kes ütleks, et kurat, et vaevagi edasi, et tegelikult neil on nagu minu meelest ka nagu decent sats, et väga tahaks näha ja Tucheli käel tegelikult on suudetud ju päris okeilt nagu mängida, et neil on nii-öelda, kui see nii-öelda mustobune Brasiilia välja, et siis ma arvan, eks ta on siuke nii-öelda see usual suspects, et nii-öelda Hispaania, Inglismaa, Prantsusmaa on ja nagu seal nagu figureerivad, et jah, Inglismaa, ma arvan, ma ise nagu, kui ma saaks valida näiteks kas Hispaania või Inglismaa, pigem tahaks, et siis Inglismaa võidaks. Et noh, nii-öelda sellest valikust. Prantsusmaad ma ei tahaks, et võidaks. No Mbappe mulle nagu üldse esimene seeria. Ma ütlen, see kindral nagu see võib, noh ma ütlen diktaator, nagu, see on täiesti, noh ma ei tea, minu jaoks on see, et nagu vaata, mis juhtus PSG-ga pärast seda, kui Mbappe ära läks. Jah, no me ei saa midagi alustada. Ja vaata, mis Realiga juhtus. No jah, keeruline. Kaldun kahjuks nõustuma. Et selles suhtes nagu, ei ta on muidugi väga tubli ja see, mis ta tegi, siin mäletan, ise ka vaatasid, veel tüüp oli 17, ma olin 18 aastane, paugutas seal väravaid, mõtlesin, et mida ise tegid samal ajal. aga et noh, star powerit tüübil on kõvasti, aga nagu noh, minu jaoks ta Prantsusmaa mäng, ma arvan, on ilma temata tulemuslikum kui temaga. Aga see jätab ju seda meest nagu väljakult teemale ka. Ja sa vaat, kui ta pingil on, siis ta on cancer jälle nagu, et noh, see ongi, et siis ongi see, et mis sa teed. Nii on raske ilma staarideta ja raske on staaridega. Kuulsad sõnad, aga Martin, me oleme väga tänulikud sulle, et sa leidsid meie jaoks aega, et tõesti ja kingitustele oleme ka väga-väga tänulikud. Aitäh, et kutsusite. Aitäh sulle. Tšau. Järgmise korrani. Tšau.